Vahur, tere Deevi, tere Indrek. Tere. Meie siis 5. episood. Ütleks on siuke pool juubel nagu vaata, et ikkagi 5, 10, 15 nii on ja siis meie esimesed külalised, me kutsume teid perekond Kuukideks. Kuuki perekond. Kuukid on siin laua peal ka, ilusti kõik on näha. Siin on uued maitsed, mis ei ole veel isegi tulnud vist kordagi nagu välja. 3 on täiesti uued ja. Ja me saame esimesed olla. Sina. Mina saan esimene olla. Kui see episood tuleb välja, siis teil on just päev enne olnud siis esimene müük uute maitsetega. Ma küsiks kohe võib-olla ära, et teil tuli seekord hästi palju uusi maitseid, kus need mõtted, kas see Tai nagu pani teil kuidagi nagu voolama need Kuuki tšakrad? Need voolavad kogu aeg, aastaringselt tegelikult, aga Indrekul oli see roosa panter. Kõik need värvilised on Indreku teema, tema surub neid alati. On jah? No ma olen... Eas mõttes surub, et värviline. Mina usun jah, et värvid inimestele meeldivad, mingid ägedad maitsed meeldivad, aga me oleme, ma arvan, nagu Deevi toob mingid häid ideid nagu mul nagu maa peale mind tagasi, et see ei ole tehtav, vaata, ma olen nagu see, et nagu let's go. Ja niimoodi ma olengi õppinud, tegelikult alguses oli, ma ütlesin, ei saa teha, ei tee, vaata. Ja siis mingi hetk oli, et okei, ma tõestan sulle, et ei saa. Ja mingi jumala trigerdas see, et kui Deevi ütles, seda ei saa, miks sa nagu... Mul läks natuke aega, et õppida, vaata, meest tundma. Et tegelikult teed kõik ära, mis nagu pähe tuleb. Saab teha, ütleme nii, et Indrek on see ideede generaator, mina on siis see nii-öelda mingis mõttes ellu viia, aga no valgukukiga ma tõestasin talle ära, et no way. Ma olen liiga palju teinud neid nii-öelda tervislik asja. Ei, mina ka ei ole, mul on juba üks idee on kirjas, vaata, et mitte sama, aga see oli jõudne. Aga kas valgukukil tulevad siis arvutatud makrad ka või? No ütleme nii, et kui tuleb valgukukid, siis me võime teha. Teistel kukidel me nagu avalikult ei avalda, aga valgukuki siis küll, et... No kas või vähemalt valgusisaldus? See on fit cookies. See on ju kõige, ma arvan, enim nagu küsitud küsimus, et palju makrad ja kalorid on. Jaa, on. Aga tegelikult who gives a... Ja, sest et see, kui sa naudid seda toitu, see on palju parem kui see, et sa sööd mingit, ma ei tea, mõtled kogu aeg, ma ei tohi seda süüa, see on nii palju kaloreid, siis sulle pool naudib. Kui sa võrdled samamoodi mingi makratoitained Snickers versus mingi proteiinibatoon, siis ega see Snickers väga palju alla jää ju. Ja lihtsalt see suhkru sisaldus ilmselt ja rasv võib olla suht sama. Jah, aga nagu ma mõtlengi, et seal sisuliselt see kogus ei ole ka, sa ei söö seda nagu kilo enne. Mina olen isegi soovitanud inimestel, sest mina läksin ka ju Snickersi peale pikkadel trennidel ja mina ütlen, et mulle isegi sobivad need makrad rohkem. Sest mingisugune energiapatoon, seal on suhkrut sama palju, aga Snickersis ongi seda rasva, pähklit, seda nii-öelda aeglast energiat ka sees. Mina ütleks, et oleneb eesmärgist, et kui sa tahad nagu šokolaadiga asendada, siis tegelikult need valgupatoonid ärme nimesid nimetada, aga üks väga hea hiljuti tuli, see täpselt nagu šokolaad ja seal on tegelikult mingi pea 200 kalorit vähem. Ja ta on ülimaitsev, millega meil kuki. Me võime äkki öelda ikkagi. Ja Barbelsi šokolaadpool, see on lihtsalt nii hea, see roosa ja seal on täpselt õige šokolaad. See on laua peal. Ja, see on seal laua peal. Seda me siia ei too. See on liiga. Cheesecake on ka tegelikult hea, ma arvan, me teeme selle ka. See lemon cheesecake või? Ja sellega sai väga head ühiskokkamisel, sai väga head tagasisid tegelikult. Ja, aga no kuki on ikkagist ju nagu preemia toit ja ta peabki nagu preemia toiduks jääma. Et ta on nagu, noh, nagu sünnipäeval paned lauale. Kuki tulebki varsti sünnipäev. Saame 4. Aga me tuleme selle kuugi juurde ja kohe varsti tagasi. Mina vaatan, vaid saab. Ammu on ammugi on. Ei, kusjuures mul on see täiesti nagu ükskõik. Ma saan aru, et dieet on ja noh, ma tean, et mul tuleb see kuugi aeg kohe varsti. Et ma ei saa öelda, et ma ei oota seda, muidugi ma ootan seda, aga ma võin praegu istuda siin ja te võite süüa ja mul piisab ainult sellest, et ma tunnen seda aroomi ja that's it. See oli just 10 päeva jäänud või? 3 nädalat. 3 nädalat oli õige. Täna täpselt 3 nädalat, täna on pühapäev. Ehk siis, jah. 3 nädalat. No, pole palju. Aga ma tahaks tegelikult alustada, et küsiks teie sükest tutvustust. Et kes te üldse olete? Kust te tulete?
ja kuhu te teel olete. Indrekule meeldib kohe öelda, kust mina tulen. Nii. Tartust. Jaa, talle nii meeldib, et ma Tartust olen. Nii huvitav on see, et mul on nagu väga sõber on Tartust ja... Nimi on Taavi. Taavi on jah, Tartust ja siis on mul... Nagu vend või abikaasa on Teevi või Tartust, et jah, et aga anna minna. Tartu meeldib jah. Issand jumal jah. Ma ei oskagi kuskilt alustada, et ütleme niimoodi, et ma olen ka väga suur toitumishuviline, trennihuviline. Ma olen igasuguseid tervislikke toite, magustoite proovinud, testinud mingi 3 aastat. Kokaraamat, toitumisraamat ja et sõbrannaga 2 tegin retseptid ja pildid, tema tegi nagu toitumisosa, koos panime kokku. Nii, päevase kontoritööna tegelen turundamisega, siis ma siin korraldan kiirkohtinguid sõbranna Saaraga, siis networkinguid investeerimisteemal ja siis on meil Kuki. Ja tsikliga käime sõitmas on ju. Ja sporti teed ka. Ja sporti teen ka. Et teed rets, et sul on päevas nagu 48 tundi või? Peaaegu. Ei, tegelikult ei ole. Et eks on prioriteetide küsimus, aga tegelikult olen ma üsna veendunud, et sport annab just energiat. Et ütlen, et praegu me tulime pikalt puhkuselt tagasi. Eestist tulime 5 nädalat ära. Puhandaga 0-100 on kohe läinud, kui me tagasi tulime, aga me ei ole veel trenni jõudnud. Ja trenni pole jõudnud. Puhkusest on vaja ka puhata. No eelmine aasta leedikul mina olin ju mingi 2 või 3 nädalat ja jäin haigeks kohe. See üldse oli see, et nagu trenni mitte midagi teha ei saanud, et praegu on... No see kipubki nii olema, et kui inimesed tulevad kuskilt soojalt maalt tagasi Eestisse, siis nevad kohe haigeks. No meil on mõlemad tegelikult see, et kohe tuled, siis kohe hakkab töötempo niimoodi pihta, mis on nagu hea, me igatseme seda, et olla jälle aktiivsed nagu tööalaselt ka. Ja siis on nagu Kuki asjad kiiresti, siis ongi see, et sul nagu ma ei taha minna õhtu kell 8-9 trenni, ma olen kunagi käinud nii, et selle tulemus ongi mul mõlemad reie tagaküljed on rebenditega on ja et ma tean seda, et ma võin soojaks teha, kõik keha on ikkagi väsinud ja on nagu korras, et ükskord ma olin Riias, oli pikk tööpäev, oli Riia kontoris tööl, läksin trenni, lõppes siis sellega, et tegin soojaks rattaga 15 minti, esimene harjutus, reie tagaosa, katki. Nüüd tagasi sõita, jah. Et ühesõnaga puhkamine on tegelikult meil isegi hoopis suurem väljakutse kui trenni tegemine küll, jah. Seda ma olen Indrekult õppinud palju, et puhata. Ja kes sina oled? Mina olen Indrek. Tere, Indrek! Et mina ei tule Tartust, mina tulen Tallinnast. Seda ma just teadsin, jah. Ja seda ka, et sina oled Tartust, ma teadsin. Ma olen põline tallinlane. Kuidas ennast tutvustada? Ma olen õnnelik inimene. Väga hea. Ja mul on teinekord on samamoodi raskus nii nagu kõigil on, aga jah, et ma arvan, ma olen leidnud siis enda jaoks niisuguse hea tasakaalu vist. Ja sul on ka hästi suur roll nagu seal. Ja, et mulle meeldib samamoodi sporti väga teha. Sporti olen teinud igast erinevat, ütleks nii. Mootorrattad väga meeldivad. Sul on väga palju hobisid. Väga palju. Sest ma mäletan, meie esimest korda põrkasime kokku, ma arvan, et see oli 2011 Sparta boksisaalis. Ja. Et jah, boksi, siis tegime boksi kõvasti. Ja siis ma olen jõusaali kõvasti teinud, no siia ma natuke teen, ja siis ma olen motoringrada olen sõitnud võistlustasemel. Jah, praegu ei ole kõigiks enam aega ka, ütleme nii. Eelmine suvi sõitsin muidugi ringrada hobi korras, aga see oli ka tore nagu mahalaadimise võimalus. No nüüd on enduro ju. Endurot sõidan, jah. Talvel ka või? Jah. Talvel vist on ka päris äge, aga praegu ongi see, et teil on mõlemal nii palju hobisid ja teil on ühised hobid ja kuidas te kahekesi sellega nagu Ega vahel ei saagi, ütleme nii, et ega vahel ei saagi, vahel ongi selline tunne, et nagu, sa küsid, kui päev nagu 24 tundi. Tegelikult on ikka vahel on päris niisugune tunne küll, et ega väga raske on, et mõlemad me oleme tegelikult ka nagu, ütleme siis nagu tööalaselt ambitsioonikad, et tegelikult ongi nagu saavutusvajadus on hästi kõrge. Mina näiteks enda täitsa tunnistan seda ja seeläbi ongi see, et see väga suur oht on ka läbi põleda vaata. Et aga ma arvan, et me üksteist nagu suudame rasketel hetkedel hästi nagu toedada, et me mõlemad oleme siin nagu lähiminevikus olnud nagu up and down enne mingi väiksemates ja suuremates aukudes, et oleme nagu kenasti välja saanud. Koos. Ja samamoodi ongi see, et see on hästi põnev, et mul on 2 tütart ka on ja, et vanema tütre
kasvatustöös Teem on hästi palju osalenud ka, et seal on ka nagu olnud see, et vanemlikes rollides me mõlemad olles, et siis oli ka hästi huvitav see, et me kordagi koos ei olnud nagu vanematena sellised nagu nõudvad või kui probleem oli, siis üks oli hästi jalad maas, et üks hästi rahulik. Nagu teisel oli kett oli. Ja teine oli see, et nagu mis asja. Ja see oligi, et laua alt sai nagu rahustada. See on nagu see, et rollid oleks välja kujunenud, vaid noh, nii ongi ja samamoodi igapäevast meil oma suhtes on ka ju nii, et vaata kumbki nagu üheaegselt meil ei ole nagu selles mõttes nagu mast maas või kuidagi on ju, et kui ühel on ja täiesti kordamööda, et teine siis toetab nagu. See tuleb nagu orgaaniliselt või te juba tunnete ära teine teist nagu niimoodi, okei, nüüd ma võib-olla pean enda asjad näiteks tagasi jõudma, ma näen, et ma pean siin nagu veits olemas olema, pean seda püsti hoidma seda. Või see tuleb, kui see võibki tulla nii orgaaniliselt ja sellepärast nagu ongi teil võib-olla kõik nagu sujub hästi, vaata. Kellel ei tule see orgaaniliselt ja ta ei oska ka sel hetkel võib-olla see olla seal natukene toeks, et ta ikkagi paneb ennast seal kuskile, siis seal lähevadki asjad raksuma. Meil vist on pigem on orgaaniline. Praegu mõtlen üks mingi suurem fopaa, mis meil küpsiste tegemistel oli see, kui ma käe ära põletasin, vaata. Ja sa teadsid, et noh, mul oli mingi rämedad villid ja siis ma pidin edasi tööd tegema ja siis mingi kinnas on käes ja kes kuuma saab, vaata, sul on mingid siuksed pillid siin. See on nii rõve tunne, vaata, ja siis ta teadis, et ta ei tohi välja teha sellest, et muidu see läheb ainult hullemaks, ma hakkan rohkem nutma ja värki, vaata, mõtlesin ei. Siis ta lasi mul olla lihtsalt, siis kui maha rahunesin, siis läks nagu kõik jälle hästi, vaata. Et mingites hetkedes on nagu see, et kus sa ise tead, et sa tahad appi tulla, aga sa ei tohi tulla. Ja muidu see on nagu... See on mulle väga selge aeg, et ma varem, ennem kui ma siis nagu sinuga kohtusin, mul oli kindlasti see, et ma tahtsin asju nagu fiksida kohe, ja see on mulle emalt nagu kaasa tulnud ka tegelikult, et nagu olukordasid lahendada ja mulle meeldib olukordasid lahendada tööelus, eraelus, aga see Teeviga, sinuga ma olen õppinud nagu seda, et nagu mingid olukorrad on see, et isegi kui mul endal süda tahab lõhki minna, nagu see, et mul on valus vaadata, et sul on nagu valus kas füüsiliselt või siis hinges on ja siis ma tean, et noh, ma ei tohi sellest välja teha. Lase tal oma asjadega nagu olla. Et see on hästi-hästi raske, aga jah, et enesareng on. Kas te meile oma tutvumislugu tahate rääkida? Sest et ma tean, et te tutvusite ikkagi pigem nagu siukses küpses eas. Mõlemal oli juba omamoodi nagu minevik taga, et lihtsalt võib-olla anname lootust nagu inimestele, kes on siin, ütleme, 30-ndates ja absoluutselt on lootust. Ei ole nagu see, et sa pead olema 30 abielus, 2 last, kõik nagu noh, ideaalne umbes sõrmus sõrmes, et teie leidsite ennast, kui vanad te olite, kui te saite nagu niimoodi. Ja kas te üksteist üldse enne ei teadnud? Ei teadnud, kuigi meil oli. See on müstika. Sest mina teadsin teid mõlemaid enne, nagu nägupidi vähemalt. Instagram, vaata, ma olen siin, ma teadsin ka kuskilt fitnessi teemast, ja siin ma teadsin ka Instagram mingi toitumise värgid, aga see oli juba enne, kui te ise nagu koos olite. Et ma teadsin tegelikult teid mõlemaid niimoodi nägupidi. Me ei teadnud. Seda ma ei teadnud. Mina mõlemad 36. Omavahel on välja ka teinud, et kui me oleks varem kohtunud, siis me ei oleks koos. Kindlasti mitte. Ma oleks välja kasvanud selleks, siis poleks asi orgaanilisem. Mõlemad väga äkiliselt. Ausalt, et mina olen nagu ikkagi keerulise iseloomuga meesterahvas. Igaüks ikka ei ole. Ma ei ole lükata tõmmata, aga Teevi saab muga väga hästi nagu hakkama. Ja sinuga ka, et nagu pead teadma, kuidas laheneda ja nii edasi. Ma on see tõrnake enne. Paistan siin tuge, vaata, naiselik naine saabki selle keerulise iseloomuga mehega hakkama. Kui sa ei oleks keerulise iseloomuga, vaid võib-olla natukene leebem, võib-olla siis ei toimiks asi orgaaniliselt nii. Energiat on paigas. Mina väga usun nagu mees ja naise energiasse, et see võib-olla mõnele tunduda hästi, et soorollid peavad hästi välja kujunenud, pigem mitte üldse, aga ma usun kindlasti see, et inimeste vahel energiat, see on samamoodi mees mehega või naine naisega, et seal ongi, et kõigiga sul ei ju teki klappi ja kõik inimesed ei peagi meeldima ja mina ei pea kõigile inimestele meeldima, et see on jumala fine, et selline people pleaser ei saa olla, vaata. Siin on nii palju asju, mida tahaks kohe edasi rääkida veel, vaata, aga me pidime tegelikult rääkima tutvumisloost, vaata. Et lihtsalt see, kuidas suhe toimib, vaata. See on jumala tavaline, et kui me hakkame rääkima, siis läheb jumala lappama. Sellepärast meile meeldibki, et meil ei ole mingit skripti, me ei mõtle üldse väga palju midagi asju ette, et see kõik tuleks. Just.
ja lihtsalt prooviks hoida fookust seal, siis me tahaksime rääkida täpselt, et kuidas peab hoidma suhet. Kohtusime Tinderis. Vana hea. Mõlemad rullisime siis oma kodus diivanil. Vabandust, see ei ole mitte üles alla, vaid see on paremal vasakul. On endiselt nii. Ai, üles ka, super like on üles. Kui tasuline on see tasuline meile on super dislike. Meil on super dislike. Eriti halb. Siis tuleb koos sõnumiga. Esi blokib kohe ära kõikidest sotsiaalmeediakohtadest. See oleks päris hea. Tinder, väike see idee ja pärast mulle. Aga jah, Tinderis kohtusime, et 29. juuni. Mäletan hästi. Ja see oli see õhtu, ma mäletan, ma olin kauem üleval kui tavaliselt, muidu ma olin ikka 9 magama. See oligi nagu huvitav oli see, et kohe meil hakkas nagu hästi jutt jooksma enne. Ja me ikka mingi 4 tundi rääkisime. Teil on selline, kes läheb hästi vara magama. Mina olen seda tüüpi, kellel meeldib vara ärgata ja hästi kaua üleval olla tegelikult. Ja tegelikult vahemärkusena veel, et see oli see aasta, kui mul raamat välja tuli ja mul oli jõhker tempo, sest turundama pidi igal pool vaata, et sellepärast ma läksin ka veel ekstra vara magama väljas. Oli siuke ilm umbes, ma läksin magama. Rääkisime ja siis järgmine päev saime kokku kohe ju. Ja kui naljakas ongi, et mul on ema sünnipäev 30. juuni ja meie kohtumiskuupäev on ka 30. juuni, et siis oligi viisid Teevi koha ema juurde näitama sünna. Tegelikult oli see, et ma olin kusagil, olime linnast väljas, ema sünnipäev niimoodi perega pidasime ja siis mingi hetk ma ütlesin, et ma pean nüüd nagu kahjuks minema, et mul on linna vaja minna. Et mul oli sellel ajal koer ka, siis ma mäletan, ma pidin koera veel ära viima ja kõik asjad ja siis saime kokku ja siis tekkis nagu äratundmine, et minu jaoks oli hästi oluline see, et vaata, et mõttemall ja mõttelaad, et millised nagu harjumused ja kõik on, et Teeviga siis oli sportlik ja toitumine on oluline ja et ei ole see, et iga nädalavahetus on mingi tohutu näpud püsti ja pidu, et me kumbki vist ei suudaks nagu sellega koupida. No need on väga olulised kriteeriumid. Me olime vist suht sarnased ja vaata, meil ei olnud nagu mingit ei pidu ega asja tegelikult. Ei no vahel ikka, aga lihtsalt ongi, et kui no aga mitte siis, et sa jood ennast mingi kooma ja oksandada. Ja no selles vanuses sa juba enam tead, et millised omadused on sinu jaoks nagu olulised ja millised on üksid nagu, millest nagu võib mööda vaadata, et mis ma võib-olla vahemärkusena ütlen, et sina vaatad ka see Forwardi podcast enne. Et mulle hästi meeldib, tema ühes oma podcastis rääkis nagu endast ja oma naisest enne. Ja siis ta ütleski, et kuna ta ka see naise leidmine või abikaasa leidmine võttis aega enne, siis ta ütleski, et tema tegi endaga rahu siis, kui ta sai aru sellest, et see 80-20 reegel. Et kui 80% sellest inimesest sulle nagu matchib on, et siis selle 20%-ga sa pead ise hakkama saama, et kuidagi kas nagu mööda vaatama, laskma inimesele olukorral kujuneda, sest et nagu kui sa otsid seda 100%, siis jäädki otsima, sest sina ei pruugi sellel inimesel 100% olla. See on kõige tähtsam minu meelest. Et ma olen ühel sõbrale ka seda mitu korda nagu soovitanud, kes on meil nagu otsingul, et tervitused, see võib-olla nime ütle sulle. Nime ütlema. Et ma arvan küll see, et jah, et see on hästi oluline. No küll jah. Minul on samamoodi, et mul on ka nagu nii-öelda siis rohelised ja punased on ja kui nüüd see roheline võib olla ka nagu heleroheline, tumeroheline on ja punane ka tumepunane ja roosa. Ja tihtipeale ikkagi need rohelised, kui sul on ikkagi need rohelised paigast, sa saad nendest punastest asjadest nagu, sest rohelised on olulisemad. Olenebki täpselt, mis kohad on ja kuidas inimene on nende rohelistega ja nende punastega ja samamoodi mina, ma ei tea, kas ma olen otsingutel veel enam, aga jah, ma sätin ka neid asju niimoodi ja ka ju vanas eas. Ütleme niimoodi. No kui vanas saanud oled siis? No ma olen ka 36, et ma tunnen ka, et mul on nagu need asjad paigas, mida ma nagu nüüd nagu tahan näha, sest võib tõesti 5 aastat tagasi olid need hoopis teistmoodi.
mul on veel lootust 6 aastat siis, et mul on 30. Noh, sul beebi meie kõrval. Aga siin on üks oluline osa veel, et tutvumisel ja me 2 nädalat olime enam-vähem niimoodi, me olime 3-4 korda äkki juba kohtunud või 2-3 korda, midagi siukest. No paar korda olime teitinud juba. Ja siis mina olin Pärnus ja sina olid kuskil linnas. Mina olin oma õe tänase abigaasa poissmeeste peol siis või poissmeeste üritusel linnas. Ja siis meie üks ühine sõbranna kirjutas Indrekule ja kirjutas mulle suht samal ajal, vaata, et kuule, et ma tean ühte tüdrukut, kuule, ma tean ühte poissi, et äkki tahtis meid matchida, vaata. Aga te ürite juba matchida. Kosjamur, aga siis me ütlesin, ai, aga me juba oleme. See oli nii huvitav. Kirjutab, kuule, et okei, no jah, siis, et algub see, et Deevi, ma ütlesin, come on, nagu Deevisi ma ei tea väga palju vaata. Siis me vastuses, et aga me juba teidime. Joke on you. See oli nagu, ma arvan, see oli mingi confirmationi nagu andis. Universum saatis selle ära, et kui nad see on nagu õige tee, et see tuleb juba mujalt, tuleb ka seda infot. Aga ühiseid sõprustel tegelikult nagu oli? Et inimesed, keda te? Ain Marilis oligi, jah. Mina veel mäletan, kui Tinderis oli see, ma ei mäleta täpselt, et kas see oli samal õhtul isegi või oli see ala selle aja jooksul, kus me vahepeal teitisime, ma saatsin ühele oma sõbrannale, kes hästi nagu kükkis ja teadis neid tehnikaid ja asju, siis Indrekul oli Instagram ka ära lingitud sinna, siis ma läksin kohe Instagrami sealt Tinderist vaatama, mis te pildid on, mis oli mingi kükid, ma olen seda rääkinud. Ei, see, et mul Instagram seda oli. Ja sul oli kuidagi lingitud, ei sai nime järgi otsida või kuidagi ühesõnaga leidsin sealt ja siis ta oli mingi kükipilt ja saatsin sõbrannale, kuule, kas tehnika on õige või, et kas on ikka normaalne mees või? Kas ta jagab asja? Sest see oli siis meil teema. Kükitehnika on siis suhtes oluline ja ma panen kirja. Kui paned kuskile siis, et kas sa tead asja või sa teed lihtsalt suissutamist seal. See on oluline. Ma arvan ka. Ma ei võtaks asukest välja, kes teeb mingi veerand kükkena. Või kinnastega trennis. No, kinnastega trennis. See on väga red flag. Indrek armastab siukse variante. Väga nüüd isegi seda, kui mina peaks käima. Mis ma pean ütlema? Vaata, ma alles see nädal üks päev ütlesin, et ma olen hästi, ma tunnen, et ma olen muutunud väga palju tolerantsemaks, kui ma varem olen olnud. Et ma olen varem, kui ma oskan asjast mööda vaadata, see sama kinnaste nali, see on nali. Aga nüüd ma nagu... Natuke on nali. Ma olen kuidagi tunnen, et viimasel aastal eriti ma kuidagi veel tolerantsemaks muutunud. Vanaks jäänud. Lõppkoguts on see, et inimesed tehku, mis tahavad, et nagu see ei muuda meie elu tegelikult on ja... Keskendud endale ja oma probleemidele ja ma kujutan ette, et teil on tegemisi nii palju, miks sa peaksid muretsema veel mingi pärast, kellel on lihtsalt. Ma tean, ma olen ise ka täpselt samamoodi, mulle ka väga paljud asjad, keegi kuskil midagi teeb ja siis mina olen nüüd see teraapia vend ja siis mul on teraapias ka. Miks see sind üldse nagu? See ei ole sinu asi, kontrolli ennast, sul on enda asju nii palju. Mul siit tuleb üks küsimus sulle kohe. Et kuidas sa jaksid inimestega mingitel poliitilistel teemadel vaidlusesse minna? Delfi nagu trollidega või? Ei, Delfi trollid, mul on enda mingid sõbrad või tuttavad enne. Mul on mingi, see on halb komme, ma olen sellest rääkinud ka, et ma ajan inimesed lihtsalt nagu mingi piirini nagu närvi. Meelega läksin. Jaa, ma ise, ma tean ju, mis neid. Ja siis ghost. Päris huvitav sõna. Mina vist ei suudaks lihtsalt need, kes on nagu selles suhtes väga paljud on nagu ju paljudel asjadel vastu kogu aeg. Eriti kui mingid uued asjad tulevad. Ameerikas on uus valitsus hoopis teistmoodi kui vanasti. Minu arust see demokraatia on ammu surnud. Ja siis kõik on selle vastu, et appi see on kõik maailm saab otsa. Aga see on uus. Me Ameerika inimesed kõik ütlesid, nad ootavad midagi uut. Said oma uue nüüd? Vaatame, kuhu see viib. Ja siis aga inimesed on väga vastu sellele. Eestis? Eestis. Võt seda enam nagu. Meil on siin Eestis endalgi päris apu. Et meil oleks ka siin vaja midagi uut. Eks ta muidugi mõjutab, aga ikka. Minul on ka natuke see, et samamoodi need inimesed, kes on võib-olla mingitele muudatuste või otsuste nagu vastu, siis ma tihti nagu ma mõtlen ise mõnele, ma olen öelnud ka, et kas sa tead, kuidas sa ise otsustaksid, kui sa oleksid nagu sellisel positsioonil, et suuri otsuseid ei ole lihtne teha. Ja seda oskavad võib-olla hinnata ainult need, kes ise on nagu suuri otsuseid teinud. Et on hulk inimesi,
kes tegutsevad ja on hulk inimesi, kes nagu kogu aeg ainult räägivad mingitest asjadest. Või on vastu. Jah, et... No otsuste tegemine, noh, mina olen ka töötanud nagu paljudes kohtades, kus mind on nagu toodud tööle, et ma pean tegema mingid muutused. Ja muutuste tegemine on alguses alati olnud. Ma lähen kuskil tootmisüksusesse, teen, alguses on kõik vastu. Ma olen, inimesed on kogunud isegi allkirju ja asju, et umbes, et mis asja ta tuleb siia ja hakkab tegema. Aastake läheb mööda. Ja kui ma liigun sealt edasi, siis on inimesed on kirjutanud, et appi, miks sa lähed appi, nüüd läheb kõik, noh, see harjud ära ja kõik asjad lähevad nagu, noh, eks ma olen ka valesid otsuseid teinud tööalaselt kuskil. Muidugi. Sa peadki tegema. Vale otsus on parem kui see, kui sa üldse ei otsusta. Ja ongi, eile või noh, eelmises podcastis oli ka sama, et nagu kõige halvem üritus on mitte proovitud üritus. Jah. Et tuleb teha ja tuleb teha vigu ja kõik teevad vigu. Eks läbi vigade jõudsime meiega teineteiseni, on ju? Jah, kujunesime selleks, on ju. Kuigi tegelikult noh, peab võtama niisuguse suure põhimõttena, et naisi kasvatatakse niimoodi, et vigu ei tohi teha, mehed võivad teha. Ja meie no tegelikult on ju vaata, et kõik peavad ideaalselt olema, vähemalt mina olen küll üks siuke raamat nagu Julge, mitte täiuslik, no täiesti nii palju äratundmist on. Ja mitte isegi võib-olla, et kodus, vaid et koolis näiteks nii hästi mäletan, et jumala eest mingi vale asja ütlesid, kohe said mingi kas narrida, said mingi vale hinde, vaata, mis iganes, vaata. Ja see on kindlasti see perfektsionismi teema, vaata. Et kui sealt ei ole mingit tuge taga, vaata, et kes siin, noh, sina oled ka mind aidanud sellest nagu vähemaks tulla, on ju. Aga lihtsalt see on räige ja mul on nii palju sõbrannasid ja et siuksi ka sinu vanuseid vaata, et sina oled tõenäoliselt siuke, kellel ongi siuke tugevam iseloom, aga kes on siuksed pehmed, sa näed, kuidas ta on nii selle nagu kütkes, noh, mitte heas mõttes. See on hästi palju see, et vaata, see ongi perfektsionism, et sa tahad teha asju väga-väga hästi ja sa tihti lugu teedki asju väga-väga hästi. Aga siin aitab mul hästi see Jaana öeldud, et minu 100% võib olla teise 60%, et tihti ma võin nagu seda koma jääda mudima ka, kuidas oli Peter Tanden Perfect on ju, see on aidanud ka mind edasi kogu aeg peas, tee parem ära, kui et aja seda koma tagana. Et ega kukidega samamoodi ju mõtled ka, et ei tea, kas see maitse nüüd sai ikka ja kas kõigil ikka meeldib ja kõigil ei saa meeldida ja nii edasi ja... Ma võin proovida. Ma saan naudingut, kui ma näen, kus teised söövad. No nii tõrdi. Kui ma nagu diedil olin, et siis oli täpselt samamoodi, et nagu window shopid oli tore ja samamoodi see, et sa ostad magusad teistele. Et see on natuke nagu pleaser nagu see on selle fitnessi juures nagu siuke, kuidas ma ütlen, ikka väga suur miinus, et tehke triatloni. Saate kõike süüa ja nii palju kui jaksate. Aga seal on suur miinus, et sul peab olema mingi, kui meil on 48 tundi, siis sul peab olema päev. Mina näiteks arvan tõesti, et mul ei oleks aega, ma arvan. Ma ei jõuaks kõiki neid asju teha. No siis kukita ennast ei ole või midagi jääks välja. Ma tahaks nagu maanterattaga sõita. Aga samamoodi, et maanteratta sõita on ka niuke nagu poole päeva. Sa ei lähe, ongi, sa ei lähe välja tunniks ajaks. Ja see ongi seda, mis ma siis loobun, et loobun siis nagu jõusaalis ei käi või siis mootorrattaga ei sõida, ja sellest ma ka loobuda ei saa. Ja tõesti, point on, jõusaalis peab käima, see on A ja O, kõik mida sa teed, aga jõusaalis, nagu teil oli üks osa, vist oli nüüd üle-eelmine, et no tõesti peab käima, et mis iganes sporti teed. Sellele me jõudsime ühed, isegi kui malet mängid, siis on vaja saalis ka käia. No tegelikult on, sest see kõik hoiab see jõusaal on see väga suur osa sellest mind-body connectionist on ju. Ja hiljem sinna juurde pookid mis iganes krossisõitu, rattasõitu, jooksu. No lihaseid on tegelikult surjubas, aga vahele on vaja selleks ka, et sa saaks püsti tulla ja oma sõprade juurde minna ka 70-aastaselt. Ühes podcastis ütles see väga hästi, et reielihased, südamelihas ja kops on kõige olulisemad organid nagu. Et on, kui reilihased töötad, siis rööb sul sotsiaalsuse vaata. Ja kui sotsiaalsus on läinud, siis... Mobiilsus. Mul on need videod hästi mõeldinud, kuidas nagu teevad, et jõusaalis mingi harjutus, teebki mingi ühe korduse ja siis on järgmine pilt see, kuidas see vana inimene näiteks tõstab mingit asja kappi või võtab neid poekotte on ja et kõik on täiesti igapäevase funktsionaalsuse nagu küsimus on, et sa 70-80 aastaselt ka suudad liikuda, püsti tõusta, asju tõsta on ja et jah,
päris kurb on vaadata neid vana inimesi, kes ongi, et ma ei saa enam, sellepärast, et mul lihtsalt keha ei tule kaasa. See kliima on ka muidugi see, et vaata, et meie kliimas on see, et talvel vana inimene ei taha toast välja minna. Ja siis ta harjub selle uue rutiiniga ära vaata, et ta ei liigu. Kui kevad tuleb kätte, siis ta on harjunud, et ta ei liigu, on ju. Et selles mõttes ongi, et meie üks suur eesmärk on ka see, et kui me kunagi nagu oleme vanemad, et me ei peaks siin külmas Eesti kliimas olema, et saakski olla soojas, et kus sa saad olla sotsiaalselt, sportlikult, aktiivsem, et jah, meil see on niiutud nagu talvepuhkused ka, mis me praegu teinud oleme siin Taissega, meil on ka see nagu spordilaager on ju. Hommikul algab kohe mingi jooksuvärgiga, siis gymmis veel ja nii edasi. Nüüd seekord küll ei saanud, aga varem ikka oleme käinud, jah. Meil on oma seal siuke jõusaal juba, kus käia. Omad rutiinid kõik nii välja kujunenud, et... Ja see on täitsa jah, nagu teine, lähedki nagu oma koju. Ma nendest inimestest ei saa aru, kes lähevad kuskile puhkusele ja siis on see, et seal ma trenni teed, seal ma võtan nagu luusilt, on ju. Et ma ei tea, ükskõik kui ma lähen, mul on esimene asi, mis ma teen, on see, et ma otsin välja, kus ma saan trennis käia. Ma otsin välja kõik mingid toidupoed lähedal asuvad. Ma üldiselt majutun kuskil, kus ma saan ise endale süüa teha. Et ma ei pea iga päev mõtlema nii, kus ma nüüd hommiku, lõuna, õhtusööki söön, et kõik nagu selle eeltöö teen endal nagu ära ilusti ja siis mul on hea nagu puhkusele minna, sest ma saan oma rutiini ju jätkata. Ja mul on isegi palju rohkem aega ja energiat teha seal ka trenni, sest see teeb mind õnnelikuks. See hoiab mind nagu joonele. Ja midagi ei jää tegemata ju, sul ei jää midagi nägemata ega midagi, kõik on planeerimise teema. See võtab see trenn, ma ei tea, tund-kaks su päevast ja sul on hea olla. Just. Aga see annab sulle mitu tundi juurde. No need vabandused tihtilugu, et inimene ei jõua tegelikult kas mis iganes hobi või spordiga tegeleda, et see tegelikult on ju otsitud vabandus natuke. Et vaata siis vähem telekat või vaata... Scrolli vähem, kõige lihtsam. Jah, vaatama screen time'i ja siis otsustada nagu... Prioriteetide küsimus. Siis kui mina 30 päeva pausi tegin, siis ma sain väga hästi aega, kui palju tegelikult sinna telefoni läheb või sotsiaalmeedias. Ja nii palju aega tuli juurde ja nii palju asju sai teha ära juba selle 30 päevaga. No tegelikult sa tunned ka mental load'i, kui palju vähem on, sealt ikka rämedad. Samamoodi, et olgem ausad, okei, minu päev, mina ärkan kell 6, teie ärkab kell 5 põhimõtteliselt. No pool 6. Et nagu tavainimese mõttes see on muidugi on ikkagi üsna vara, või siis ongi see, et meie jaoks on ka see, et meil ei ole väikseid lapsi. Et kui väiksed lapsed, siis oleks muidugi see niiutud nagu elu korraldamine kindlasti väga palju keerukam ja samamoodi on see, et nii spordi kui ka meie kukiettevõtmiste kõrval on, et... Aga ka siin on see, et hästi oluline on, kuidas sa ära jagad, kes mida teeb ja kuidas sa nagu... Meil on ühed sõbrad, kes on nagu väga heaks eeskujuks, kuidas üks paar nagu koos võiks nagu lapsi kasutada, et ma nii imetlen neid. Ja, et ei ole ainult see, et naine tegeleb mees, tegeleb naine, mõlemal on oma aega, mõlemal on mingid trennid, värgid, särgid on ju, tegelikult on meil neid mitu. Väga läbimõeldult nagu. Ja mitu on 3 lapsega, isegi niimoodi, et tehti uus äri sinna kõrvale on ju ka kahekesi ja niimoodi, et saab hakkama tegelikult. Aga see tähendab jõhkrat effortit seal taga tegelikult, et see ei ole see, et see lihtsalt tuli, vaata, ma ei tea, võib-olla seal päris orgaaniliselt see ei tule, et ikka peab mingi kalender on jagatud ja mis iganes, et kes sellel päeval toob või kes no jaa, aga need inimesed tulevad ikkagi laua taha ja arutavad asjad läbi ja saavad niimoodi kõigega, et ma tean ka, et on inimesi triatlonist, kus ongi, et ei saa teha 2 last ja siis on teine pere kõrval, kellel on 4 last ja saavad veel nagu rohkem teha. Aga miks saavad, võib-olla ongi see, et plaan on paigas, meil on siin kõik on ilusti ära lahteratud. Seda plaani saab pidada, kui sul ei tule orgaaniliselt. Jällegi on see, et tuleb teadvustada, kus olukorras sa oled. Kas okei, meil ei tule. See on jumala normaalne, kui istutakse lauda, kuule, meil ei tule see orgaaniliselt. Paneme plaani paika. Otil on ka ju Martin kõrval, kes ütleb, kuhu keerata. Tiimitöö on ju. Täpselt. Et seda võib... Me elame ikka jumala kalendri järgi. Et mitte ainult siis nagu tööelu on ju ainult kalendri järgi, et aga ega meil see mingid muud asjad ka, et täna teiega siingi on ju, kalendris on asi, kõik muud, aga meil on mingid tun, et ega see 24 tundi on lühike aeg, et sealt tuleb. Kui sa ei planeeri, siis on ikka jumala tuksis on ju, et reaalselt tulebki sõpradele ka aega võtta ja leida. Aga vaata seda planeerimist aitab ka ju, kui sa oled nagu
trenni teinud, vaata treeningut tuleb ka planeerida ette. Samamoodi, noh, kui sa alustad sellega, et sa planeerid oma treeninguid on ja siis hakka oma elus ka veel sinna planeerima neid asju. Minul täpselt samamoodi, mul on praegu hästi palju muudatusi olnud, aga samamoodi ma tahan ikkagi, et mul oleks nädal paigas. Ma olen iseenda treener on ja ma panen oma nädala treeningut paika. Iseenda treener on veel raskem mul. Ja siis enda tehtud kava nagu täita, et ma pidin täna tund aega sõitma ratast, jooksma. Ja siis ongi see, et noh, ja kellelegi ei vastuta ka, sa vastutad ainult endale. Kuradi treen. Kes seda oleks võin see 3 minuti ratast minna öö läbi tööl olema. Et ja see planeerimist ja kommunikatsiooni just paari suhtes. Noh, meil tuli ka välja, et noh, me istusime ka palju laua taha. Minule meeldib see kogu aeg. Meil on mingi jama on ja mäletan, kui me seda kodu ehitasime, siis me läksime iga nädalavahetus tegelikult ka raudast tülli. No mitte tülli, aga me ei suutnud nagu leida seda kompromissi paljudes asjades. Ja no mina tahan kontrollida päris palju. Ikka järgi tulema. Ja. Et kui sulle meeldis üks värv, mulle meeldis täiesti teine värv on ja mis me siis lõpuks teeme? Vahest oligi, et me valisime 3. sest et kumbki ei saanud oma tahtmist on ju. Üks kokku segama värvi ja see on omamoodi uue värvi. Aga näed, ehitatud sai ju. Ja, väga hästi, aga oligi, ka siis mingitel hetkedel oli vaja seal laua taga istuda. See, et me korra nädalas nagu seal tülitsesime, aga me vähemalt korra nädalas istusime ka seal laua taga. Aga teil on ka see organiseeritus ja see on hästi oluline elus ja mul on alati väga meeldinud, et kuidagi see punktuaalsus nagu mingites asjades, aga samas jääb seal ruumiga natuke selliseks spontaansuseks, et noh, reisidel te ka ju päris ei pane endale minnes 3-4 nädala mingi kava paika on ja aga kui ikkagi hommikul ärkate, siis teil on, täna on see päev, täna me teeme seda on ja aga enam on ka, et mingi üldine struktuur vaata, et jah, et nagu sa ütlesid, vaata, et see spontaansus ja mänguilu peab ka jääma üllatused on ju alati toredad, kui elus neid tuleb, olgu need raskused või nagu mingid toredad asjad, et no meie reisidest on see hästi näha, et me paneme mingi üldise struktuuri paika ja siis seal vahel hakkab juhtuma ja need, mis on mitte planeeritud juhtumised, need on kõige meeldejäävamad. On meeldejäävamad. Hästi tore on nagu see, et need spontaansed tegevused puhkusel või kodus, et kui elu midagi pakub, siis me oleme mõlemad seda tüüpi, et okei. Let's go. Davai, no näita. Ja siis Bring it on. Ja, et siis teeme ära, et meil viimane kord siin oli, et me käisime, kui Tais olime, me ikka nagu, mina ei ole nii suurt vihma näinud, on ju. Et me jäime nii, et rolleris sai põhimõtteliselt nagu paata, on ju. Ja tegelikult alguses oli see, et natukene tuleb, me teame, et see läheb üle, et siin ei ole kunagi niimoodi, aga ei, see läks tugevamaks. Et naljakas on mõelda, et seal viimased on ju soe, et sul ju ei hakka külm, aga tegelikult hakkab. Ja siis on nagu see, et aga mis siis ikka, siis mõlemad nagu, valjuhäälselt naerama sõidan ma nii valus on nagu sõita aga me saime, aga lihtsalt milline universumi kokku sattume, sattusime putkasse istuma, kus oli onuke, kutsus meid sisse, et istuge seal on ju, et all olid rippumas need värvilised, me nägime lihtsalt kilekotis olid värvilised asjad ja vihmakeebid ja see andis sooja, me ostsime ja jätsime talle jootraha, need ei maksa mingi 20 senti ja et istuge natuke et varjus me oleme Tais üks aasta, me läksime samamoodi me rannas hakkas sadama ja kõvasti sadama ja siis oli see, et me olime kuidagi niisuguses mäeahelikus, et sealt nagu üles ei lähe selle kiiresti hakka kiirustama rolluga, et lähme vette, et see vihm jääb järgi vaata ja no vesi on 29 kraadi sealt, et no soe jälle istud vees jälle mingi sõprade koos, mingi jumala naljakas nii tore pool tundi ära aga kehatemperatuuri langeb vaata et kui sa ei liiguta ka on ja hakkab juba et mis nüüd saab ja noh, siis tuleb, aga tegelikult oli jälle mõlemal korral hästi toredad sõbrad ka, vaata, kes samamoodi reageerisid, samamoodi naersid, keegi läinud närvi mingi, et mis nüüd saab, no mis sa teed? Mis siis ikka saab? Jah, täpselt, et lihtsalt oled ja naeradki, pulli saab ja ta sai tegelikult. Väga palju. Ja kuigi see rolluga sõitmine oli päris ohtlik tegelikult kohati, aga libe just. Aga noh, tegelikult sai hakkama, mõlemad poisid olid hästi sellised kogenud olete, vaata. No rahulikult, rahulikult võtsime nikastes olukorras ka, et tasakaal peabki olema, sa ei saa, mees ei saa seal kohas mingid emotsioone, seal ongi see koht. Eelmises osas rääkisime, kus peab olema fokusseeritud, nagu ka seksi ajal on ju. Sa pead olema, noh, näiteks kui sul ka mingi sõdur kuskil olukorras, sul on missioon, vahet ei ole, mis seal
nagu ma mäletan hästi, kui ma olin presidendi valvesse, läksin esimest korda ajateenistuse ajal. siis ma natuke ropendan nüüd, aga major tuleb siis ette. Oli vist major, jah. Ütles, et seisate posti peal. Kuulete, et Kadrioru pargis kedagi räigelt vägistatakse. Mis teete? Ilmselge on see, et me ei tohi postilt lahkuda. Me kaitseme nagu presidenti. Võimalusel anname vahetuse vanemale alla teada ja oleme oma postile edasi ja kuulame vägistamist pealt. Et kui sul on oma missioon, siis need muud asjad tuleb nagu jätta kuskile tahaplaanina. Fookus peab olema paigas. Miks see nii ongi, jah? Aga tänapäeva kiires ühiskonnas, mulle meeldib see, kogu aeg on meil kiire, paljudel on kiire. Ma tean ka inimesi, kes tegelevad ka väga paljude asjadega, aga see on nagu sellises tormavas tempos. Teil ei ole seda nagu tormavat tempot. Ma arvan, et meil ongi see, et kuidagi nagu see planeeritus on hästi, et eriti teil väga meeldib planeerida, et kui mulle meeldib planeerida, siis sulle väga meeldib ja see aitab meid väga palju, et mul on mingi rohkem selline nagu mingites olukordades see, et nagu et kui mingi asi on, ta või hüppame pea, et sisse teeme ära, on vaja ära teha, vaata, et seal ei ole, et me ei hakka kalkuleerima nüüd, et mis see riskitõenäosus siin on. Aga ma olen ka väga palju lasnud lahti sellest ja ma ei tee enam mingit asja, aga tekitab sellest väga aktuaalne. Ja ma olen hästi, mul on mingit süsteemi vaja. Mina olin see, et tavai, mingi uus asi äge ei tee, tavai, let's go, lähme teeme ära. Mul ei tule mingid head näidet ka selle kohta, aga kas või mingi kukide teemal, et ma pean enne tegema mingid süsteemid ja mulle meeldib töö juures ka hästi palju Excelit teha, et mingi visualiseerin ära, süstematiseerin ära, siis ma saan aru, mida on vaja teha, kuhu asi läheb, on ju, mul on mingi ülevaade, aga nüüd on vahepeal niimoodi go with the flow, ma ei viitsi, nagu ma tunnen see, mul ei mahu lihtsalt. Siis ongi see, et sa ei näe kõiki muutujaid ette ja siis su plaan ei õnnestu kukub kokku ja siis ongi, et sul peavad olema mingi milestone'id, mis sa täitma pead, et ma arvan, et meil on nagu päris heas ka. Te olete siin teist täiustanud, ja see ongi see, et mina ka, kes ma olen viimaste peaaegu 4 aastaga väga palju nagu tutvunud, paljud otsivad seda ideaalset partnerit, vaata. Aga samas võib-olla just see mingisugune erinevus päev ja öö, nagu sa just tõid välja, aga need põhiasjad olid nagu paigas ja siis nüüd te olete teineteist veel paremateks inimesteks voolinud. Kindlasti loeb avatus ka muutustele, vaata. Et mina olen hästi avatud muutustele tegelikult valmis nagu muutuma ja ei ütleks ka, et pigem sulle meeldib, näiteks võtame toidu kõige lihtsam on ja mina olen hästi palju see, et uusi asju proovima. Tema läheb samast toidu kohta sama asi, ma jälle prooviks midagi uut. Põhimõtteliselt küll, jah. Sa olete pidanud enam-vähem see on see fitnessi värk, jah, no tõesti jõhked. Et jah, et samamoodi ma mõtlen kunagi peale gümnaasiumi ma õppisin Sisekaitseakadeemias, et toit on kütus. Et sul nagu see, et nagu ei ole, mul ei pea olema see iga kord mingi tohutu maitseelamus või selline, et ma olen otsustanud, kui mul näeb kava ette, et seal on riisi nii palju ja seda nii palju, siis nii on. Et vahet ei ole, vaata. Ja no see on minul ka nüüd, vaata. Ma lihtsalt jaksa. Tais ma üllatasin ju. Ja kebaabi kohaga Tallinnas leidsime ka kõige parem kebaabi koht minu. Jaa, mingi türklaste kebaabi koht on Aia tänaval. Ja kohe samas kohas. Mina olen öelnud, ma olen Amoniaga käinud, kebaab või liha, me peame leidma koha, kus on mehel kõige suurem nina ja kõige karvasem nina. Kurat, sa dissi ei näe. Aga väga maitsevad. Ei, no kui ikka särgi vahelt mustad kannad paistavad teada. No, bueno. Aga seal on tõesti inglise keeles võid rääkima, nagu nad saavad mingid sõnadest aru. Nad on õiged ikka, nad ikka teavad asja. No mina olin viimane kord Berliinis mingi messi asjal ja otsisin ka mingit, türkish kebaabi ja läksin samamoodi täpselt oma selle mõtte peale, et mida kõveramad ninad ja mida karvasemad rinnad seal vendadel on ja käed on ka neil ja läksin sinna ja see kebaab oli nagu siuke nagu, sulas suus nagu. Ma oleme saanud ka Saksas väga häid. Mul on nagu see, mina ise mõtlen minul ennekõike, et kui ma lähen nagu välja sööma oma sellest saepurust välja poole, siis ma tahan saada head söögikogemust ja siis ma nagu ma olen natuke nagu pelgan seda, et ma lähen nagu täiesti suvalisse kohta ja siis ma nagu pärast pettud, siis on ka nagu, oli nüüd vaja, oleks nüüd saepuru siia pigem. Et meil on nagu klassika on see, et me nagu
üritame vähemalt korra nädalas teineteisel aega leida kuhugi välja sööma minna, onju. Ja meile hästi meeldib Armuudus käia, onju, et noh, see on nagu, sa tead, et seal on nagu hea saad kõhu täis ja. Aga no Tais oli küll lõpuks niimoodi kogu aeg fried rice. Anna siia fried rice, seafood läheb. Ja meil oli veel üks kindel koht ka, kus oli kõige parem ports oli õige, ta ei olnud liiga rasvane ja täpselt. Aga sina ütlesid, et seal on ka puuvilju, vaata, mingi mega palju on ja ma just need, mis mul olid, see draakonvili on ja oi, ma juba kujutan ette, kas ma söön seal mingi hommikuks, õhtust need puuvilju, aga ma ei tea, valku ikka saab sealt, teil oli see valgumure seal. Ja valgumure on kõige suurem. No ütleme nii, et Tai valgumure ei ole mingi valgumure. Vietnamis on valgumure, on väga suur valgumure. Et me käisime, ostsime otsisime, et kus me saaksime see valku, jah, et siis nagu kas mingi Kreeka jogurtit või midagi iganes onja. Kogu suure saare peale üks pood, toidupood. Suure poe ja siis noh, need olid kõige kallimad toidukorrad, mis me siis nagu sealt ostsime, et see üks väike 150 grammine 3 eurot, üle 3 eurot 350 ja väike, nagu see tõesti väike see Chobani oma vaata USA-s teate 50 grammi või? Ja 150 grammi. Neid me siis ostsime, et sama raha eest me käisime nagu noh söömas, vaata lõuna või hommik oli 3.52 peale. Suur supp on ja. Et see oli väga jah, et aga Tais on okei, et Tais saad, noh ikka, kui sa pead valima, mida sa sööd, kui sa käid kohalikus kohas, sööd neid kohalikke toite, siis ilmselt sa valkusi täis ei saa. aga sa ütled double chicken. Saad. Muna saad, kõike saad. Neil on miinus see, et nad rasva sees teevad väga palju, aga neil on olemas hautatud, puljongis hautatud kana-akkliha, et kui maitsev see on. Ma teen seda endale lõunaks ka lihtsalt lõunatoitudeks. Aga ega seal on mingid kohad vaata valid välja, et kus sa tead ja sa saad aru, kui sa ühe korra söönud, et kus pannakse rasva vähem on ja sa võid ka neile öelda, et vähem rasva, et nad on väga nagu valmis sulle mingi erandit tegema. Igal pool, igal toidu saad muna peale panna, muna 2, üks muna maksab sulle 10 pahti on ja see on mingi, ma ei tea, 30 senti. Vähem veel. No 35 oli kurss. Jah, 30 senti umbes, et nagu... Aga me avastasime see kord, et seal on niisugused suured, nagu meil on promo on ju, on sellised toidupoed ja sealt saad osta krevette. Me see aasta julgesime esimest korda osta ja tuunikala oli ka mingisugune 20 eurot kilo või 17 või midagi. Me kahjuks küll seda söömiseni ei jõudnud, seepärast, et see läks halvaks enne. Sest ma jõudnud kuupäeva vaadata ja seal oli niisugune söömislaager, et see oli rämene. Aga krevetid ei tead. Igasugused nagu, kellele puuviljad asjad meeldivad, siis nagu super nagu. No peamine, ananas, mango. Paigas on see, et järgmine talv, siis mina tulen ka. Ja, me juba otsime pileteid nii, et... Otsime juba, jah. Saimi jakku olen ka ostma hakata, siis ma tahan ka ära vaadata ka. Lahe. Davai. Tuled ka või? Ma ei julge lubada. Eksid rannal. Seda on palju tehtud. Seal teeb uus podcast. Muidugi. Osa. No vaataks. Ma ei julge ennast lubada. Ja see vaatab on alati mu lemmik. Vaatab. See tavaliselt tähendab ei. No parem kui ei. Ei vaatab parem kui otsekohen ei. Ei pruugi. Ei no tal sõltub sellest, et kuidas elu läheb. Ma teen vahest võib-olla jah, ma teen jälle mingisugune muutuse. Võib-olla, ma ei tea, ma olen Ameerikas siis juba. Ma ei tea, mis iganes. Vahur muutuste mees. Ja, ma tahan, sest ma elasin ju, ma oma vana tööd tegin ka, mul meeldib tegelikult ühte asja, nagu kogu aeg oli see, et ei, mul meeldib kogu ühte sama asja, nagu mul meeldib ka söögiga olla see, et noh, peale seda, kui ma hakkasin nagu ka toitu kui kütust võtma, et mul on mingil ajal ma söön kogu aeg ühte sama asja. Ja muidugi teen, ja siis kõik need naudingud, näiteks praegu need kukid siin. Ma hoian lihtsalt tagasi, et ma tervet seda taldrikut kohe ära. Aga miks sa või süüa? Ja siis nagu, ja siis viskad sinna nagu vahele mingid erinevaid asju. Nüüd eelmise aasta lõpust mul on nagu hästi palju käib kogu aeg mingid elulisi muutusi. Nagu töö, asju, kõik. Aga kas ajab sind kuidagi tasakaalust välja ka või? Et kas muutust on sinu jaoks pigem nagu... Neid on olnud raske teha, aga ma teengi neid sellepärast, et neid ei oleks raske teha. Treenid muutuseks sellest. Ja elus ikka tuleb neid ette. Võib-olla jälle saanud stabiilsemaks. Mulle meeldis nagu stabiilsus, mis varem oli, nagu ongi. Ja triatlonit on muidugi raske teha selles ebastabiilsus. Seal peab olema nagu maks stabiilsus. Aga ma tulen toime. Ma olen praegu heas kohas nagu trennidega. Need lähevad aina nagu
suuremaks ka. Kuulge, aga kuidas Cooki algus sai? Mina küpsetasin. Ühele meeldib süüa, teisel meeldib teha. Ja tegin üldse sinnapane ju. Mida olete söönud ju. Ajavalikud. Ja Indrek tegelikult tahtiski neid. Mingi torte oled teinud ka ja siis tegelikult on see, et jälgin sellist, siiani jälgin jah. Juhan Tiisel Morell, pro open bodybuilder. Kas on see Cooki dealeri mingi teema? Ja sealt oli nagu inspiratsioon, et nagu ma olin sellel ajal dieedil on ju, kui ma vaatasin, fuck, ma tahan saada, vabandust. Ma tahan saada nagu analoogset nagu New York stiilis küpsist ja siis Davile rääkisin ja siis Davi tegi ja see päriselt see oli nii hea välja, ma ütlesin, et no muidugi vaata. Kuule, et davai, et proovime müüa. Et ma olen hästi seal algataja, vaata, et nagu teeme businessit on ju. Ja David ütles, ei, kes see ostab, blablabla. Nagu naiste värk, vaata ikka. Ja ikkagi see. See ei väärtustanud oma annet ja oma võimeid. Absoluutselt. Ja tegelikult oli Instagramis oli piisav kogukond ka, vaata, kellele müüa, et sealt alustasimegi. Ja esimese batchi tegimegi mingi 150 tükki vist või? Kõik läks ära. Eeltellimiste peale ja sellel ajal oligi. See tundus nii meeletu kogus. Kus on neid tellimisi vastu, et me ju tegin Exceli, selle online Excel sheet'i, et mingi vormi täiad ära, kus tuleb tellima. Ei, see kallis, see ei olnud alguses vormiga, me võtsime Instagrami teel. Inimesed kirjutasid meile Instasse, et nii. Märkmikus. Ma isegi ei mäleta ausalt öeldes seda, kuhu me selle kirja panime, aga jaa. Insta sõnumid, siis tellimus, saadad kontonumbrid, siis vaatad, kas raha on tulnud. Tellimus on kirjas, siis käsi. Jõhker praegu mõelda, wow. Ma ütlen ausalt, isegi siis me pakkusime, et osad saavad posti teel, sest et suur hulk inimesi ei ela Tallinnas või kes ei saa järgi tulla, sest et siis me elasime Kadriorus, kes tuli koju järgi. Ja siis me esialgu pakke saatsime ka nagu ühe kaupa. Et kui sul on nagu mingi 50 pakki või pakki automaati panna, mis arvad, kas üks masin võtab vastu kõik või? Käis erinevates automaatides. Ja mina tegin kodus samal ajal käsimiksriga, kui mul KitchenAid ei olnud, käsimiksriga tegin, täiesti jõhker. Ja siis tegelikult oli veel see, et seda Google Formsi soovitas meile keegi klientidest, et miks te seda ei tee. Mul oli see, et okei, nii lihtne asi, kuidas me ei tulnud. Google Formsi valmis, ma ütlesin, issand milline ja kuidas me selle peale ei tulnud siuke automatiseerimine. Aga see oli ainuke töö, võid siis oli nagu see, et ma ütlesin, et kuule, et see käsimiksriga midagi teha ei saa, et ostame sulle selle Ferrari lõpuks. Punase KitchenAidi, punane Ferrari. Ostsime selle Ferrari kogu, siis nagu mäletan, nii tore pilt on ka, kus sa nimmelikult silmadega, et nagu näed, said selle Ferrari. Ja siis me tegime sellega, ma kõigepealt tegin ise kodus üksi 8 tundi kunagi seda tainast. Ja 8 tundi, see on see mõte, et see õudus, mis siin ümber kõige esimene Cooki maitse oli? Oligi peenikese peha. Ja esimene täidetud oli see suur poiss karamelliga. Ja siis tuli Monster. Ei, Monster tuli hiljem ja sest see oli lihtne karamelliga teha. Ja see on nii siuke elementaarne, kõik tahavad tegema. Aga meil on nagu see teekond on nagu hästi huvitav. Vahud nagu sa ütlesid, et sul on nagu muudatused kõik. Aga meil on ka see Cooki järgis on nagu kogu aeg midagi muutub. Areng. Kogu aeg peab kohanema. Ja see on nagu see, et see panebki see, esiteks siis sa ei muutu laisaks on ja teiseks on see, et sa oled lahendust orienteeritud, kui sul mingi elu jälle pakub üllatus, et okei, bring it on ja teeme ära. No meil on olnud neid ju, näiteks ahi on mingi päev enne saad teada, et ahi on see meie köögiahi ei tööta. Sul on vaja mingi 100 pluss inimesele tema tellimused valmis teha, aga mis teed, koduahjus või? Jaa, kunagi tegin. 1000 pluss tükki on ja. Kuidas lahendasite? Siis meil on niinimetatud nagu Charlie Indid, sõbrad käisid meil pulmas ka ja siis ma ütlesin ka, et minu jaoks on meil nagu Cooki äri mõttes, meil on nagu Charlie Indid on minu 2 head sõpra, et kes esialgu aitas meid baari köögi siis rendiga ja siis nüüd üks sõber aitab siis nagu, neil on nagu kett erinevaid toidukootusi, siis me saimegi ennast nagu ümber lokaliseerida nagu teise kööki, võõras köök, võõras ahi. Ja täiesti kõik teine ja sa ei tea, mis temperatuuril see töötab ja need asjad kohaned. Ja noh, et niuke vastutus kogu aeg ja nagu see taina tegemisega samamoodi mõnikord ei sool välja, sa tunned. Nüüd on see, et mitte ühtegi Cookit ainast me kunagi ei tee nii, et me ei maitse isegi. Iga kord maitse, sa saad kohe aru, kas on midagi puudu. Siis sa ei tea, et mõnikord, ükskord oli sul, et kas ma, issa mul on munad laua peal, kas ma panin need kõik ära, kas need on mingi teise omad. No sa teed niimoodi, et ühte juba teed, siis järgmine juba nagu küpseb seal nii öelda. Meil nagu täna on see, et
me ei tee enam ju KitchenAidiga või mingi käsimikseriga. Meil on see mikser on niuke, et kuhu sinna masinasse mahub 200 pluss kukid sisse nagu taina mõttes. Et siis ongi nagu see, et see kõik on nagu nii nagu automaatne juba meie jaoks ka, et me teeme seda väga efektiivselt juba ja kõik, aga siis ongi see, et kui sa teed seda põhitöö kõrvalt on ja siis sul on mingi töömõtted asjad, kuigi siis ei ole aega selle, siis on see, et mingi hetk, et ma ei tea, et kas nüüd kõik asjad said siis sa pead proovima vaata, et nagu, et jaa, aga me ise oleme ikkagi oma toote kõige suuremad fännid siiani, ütleme nii, et mina kukit väga armastan. Kuhu te ise näete seda kasvamas? Et kas te kujutate ette, et näiteks paari aasta pärast on siin poelettidel näiteks teie kuukid müügil või see pigem ikkagi jääb selliseks? No nii nagu see Vahurats ütles, et see on nagu selline preemia kaupa on ja. See on nišitoode. Et kindlasti on meil nagu kasvuambitsiooni ja võimalusi, et ei me nagu me kuhugi jaekaubandusketti kindlasti sisse ei lähe, ma arvan. Pigem mitte, sest seal juba koostisainnad hakkavad kohe muutuma. Me ei kasuta säilitusained ega midagi. Kõik on või, muna, jahu on ju. Kui tihti te sinna lennujaama viite? Korra nädalas või siis korra pooleteise nädala tagant. Ma mõtlengi, et seal on need suht kogu aeg ju, iga kord, kui me oleme lennanud, ma käin alati sealt läbi ja vaatan, kas kuukid on olemas. Ja need on olemas. Need on alati ikka olemas. Mina sõin. Ühe korra mina olen ka võtnud sealt. Sest et siis ma ei olnud dieedil. Ma läksin Hispaaniasse. Aga siis, kui te tegid selle ägeda video. Jah, see oli enne lendu, ütlesin, et lennukil ei saa seda õhkutõusmist ju kergeks teha. See oli hea. Ja sul on veel enda nimeline kuki proovimata ja seda sa 6. aprillil saad siis. Need on tõesti head ja need ei tohiks nagu siuksed asjad, ongi, mingi asi peab jääma nagu mitte kogu aeg kätte saatavaks. Siis see nagu kaob selle nagu väärtus ära. Kuigi ta on puhta koostisosaga tehtud, aga ta on nagu nii magu, ta ei ole nagu, ma alles käisin ka mingi aeg tagasi mingit kooki söömas ja mina suhkruga olen nagu see, et nagu mul hakkab see kohe vastu, sest ma nagu tarbin seda nii vähe aga kuki on siuke, et ta ei hakka vastu kahjuks ja ma söön sellest nii kahjuks, sa oled pigem soolase sõber ka? Ma olen pigem jah, ma olen see steigimees on ja siin oligi üks. Ja sul on meeldivad mingid juustud ja mingid vorstid ja mingid just asjad. No see roosad ongi põhimõtteliselt nagu steik juba ju. Niisugust värvi ja värke ja. Meestel ongi jah. Aga sa oled ka soolase venda? No mulle soolane, ütleme nii, mingi kusnjaki on vaja süüa, siis ikka soolane ja ka muidu. A teeni? Pigem magus inimene. Ma olen magus. Naised on tiim magus ja mehed on tiim soolane või? Jaa. Aga nagu mul on töö juures enamik naisi on ikkagi nagu soolase naised ja täitsa naljakas isegi imestan. Et kui ütleme nii, et vaata välismaa podcastis hästi popp on küsida, et kui sul oleks nagu see final meal on, et mis sa sööksid? Jah, noh. Mis sa sööksid? No tegelikult on üks asi. Ütlen nagu mingi lemmik toit, millest ma praegu nagu ma tean, et kui mul on esimene võistlus tehtud, meil on alati lubatud see, et me saame õhtul nagu süüa, siis ma tegelikult väga unistan mingist veise heast steigist ja bataadifriikatest. Aga see bataadifriikas on see, et ta on ka ikkagi magus. Et seal peab see magusa noot nagu sees olema. Et mul on soolane ja magus. Ja siis ma saan neid mõlemaid nagu. Aga vahur? No hirveliha steik, no. Praegune lemmik, no. Nihukesed valgu inimesed, vaata. Ma ei teagi. Makaronid hakkliha. Lihtne võibolla, jaa. Indrekul on pizza, forever pizza. Ma olin, nüüd õhtul olin tööl sõbraga koos. Minul on karp kaasas, on ju. Minu peekon, minu hakkliha, minu riis, on ju. Hapukoor peal. Praegu ma ei tea, mitu kuud ma seda olen järjest söönud. 2 karpi päevas. Ja sõber küsib, mille järgi sul kõige rohkem isu on? No, pizza järgi on alati isu. Ma tellin endale pizza siis. Siis võtseb terve pizza ära, siis jätab ühe tüki kuivama sinna, vaata. Ei, ma ei söönud seda ära. Ma ei võtnud, ainuke patt oli, et ma jõin suhkruga Red Bulli. Sest väsimust tuli peale, see ei ole nagu nii võistluse ajal ikka ka ju tarbid seda. Ma hiljuti vaatasin filmi sealt Netflixist see platvorm, ma ei tea, kas te teada. Jaa, see on jõhk. Liigub ka see, jah, teine osa.
see toit on ju, et kõik saavad oma selle ühe toidu tellida ja kui sa puutud nagu teise inimese toitu, see on pekkis. Ja see oli nagu väga huvitav, jah. See on nagu hästi sügavamõtteline. Kui selle peale mõtlema sügavamalt hakkad, on ju, et kuidas nad reostavad seda ja see oli niimoodi, et teised ei saaks ja vaata, see on see ka. Ja see on tõesti hea film. Ma isegi ei ole vaadanud. Ma olen kõik need Westerni sarjad ära vaadanud, vaata. Yellowstone'id, nüüd tuli see 1882. Ma olen nagu see vana ja mees, vaata. Ma proovin vaata, see on nagu... Ta on pigem nagu vana ja mingi jah, ta ei ole Ameerika. Ta on tiip, jah. Aga Vahur, milline kuki sulle siit praegu? Seda kaneeliga sa vist ei proovinud veel? Kaneeliga ei proovinud praegu. Praegu mulle meeldis see helepunane... Geisha. See oli retsi. See on geisha šokolaad, jah, see tuleb, jah. Aga need mõlemad punased olid head. Teine on Red Velvet. No nad on kõik head, ma tean seda. Ma tean, et... Kas oli piparmündiga üks? Ma ei ole kindel, et oli piparmünd pätkise šokolaadiga. See on ka päris hea. Soomes on see pätkis on väga popp. Oli kergelt tunda niimoodi? Ja ta ei käinud nagu vahest see piparmünd võib väga intensiivselt. Aga see oli just siuke minu jaoks väga hästi. Ja õnneks ma saan neid süüa nagu tegelikult nagu piiritult. Paneme kaasa need sulle siis. Aga noh, tuleb ikkagi tagasi öelda, sest ma mäletan, minu esimene kogemus kukiga oli nii, et Ammonia vist andis mulle 4 tükki Sparta ees. Ma sõitsin Pääskülla koju ja ma sõin kõik need 4 tükki ära. Ja see oli nagu niimoodi, et ma olin nagu, nad on ikka tummised. Nad on ikka tummised, vaata. Sa ei saa peatada. Kõik ütlevad, et sa ei saa peatada. See on nagu kokaiin. Ja ongi tegelikult krõmps ja suhkur ja sool ja vaata kõik need tasakaalud ongi. No ei, te ei ole ainsad, vaata. Ma arvan, et ma peale seda sõingi 3-4 päeva ainult steiki. Sa võid süskari ära. Süübepiin või lihtsalt oligi üledoos oli nii suur. Üledoos, asi ongi selles, et sa saad selle isu nii täidetud, et sa ei taha seda ja ta on hea ka ja sa ei lähe sinna poodi seda annekese šokolaadi veel magusa isu täitma. Et see on tegelikult väga hea, ma arvan, et kui ütleme kord 2 nädala tagant lubada endale, siis ta on siuke... Ei, aga korra kuus tegelikult saab ju. Korra kuus on teil saab. No korra kuus. See on väga normaalne, sest mina mäletangi, et mina teiega nagu tuttavaks saingi, kui te olite juba elasite siin koos, abielust veel ei olnud. Mina olin dieedil nagu ikka olen ja siis me istusime siin ja te sõite ka siin kuukisi. Ja siis ma ka paiksisin, vaata, mine või täie. Miks me sõime niimoodi? Ja ma ei... Oli vist hea, ma mäletan küll, jah. Et siis ma sain teiega nagu niimoodi isiklikult tuttavaks, aga ma enne teid nägupidi teadsin ikkagi mõlemaid. Minu meelest see Eesti on nagu liiga väike, et sa saad siin olla nii, et sa ei tea inimesi, kes... võib-olla natuke rohkem figureerivad sotsiaalmeedias on ja jagavad enda mingid, teevad mingid ägedaid asju on ja eriti kui see ongi fitness või toitumine, siis nagu see ringkond ikka kõik väga nagu vähemalt nägupidi nimepidi ikka teada. Ma võin rääkida hiljutise Eesti on väga väike loo. Vaata, me tegime osa, kus ma käisin ühel tantsupeol reede õhtul. Ennem seda üks neiu kirjutas mulle, et tahab trenni tulla. Okei, leppisin trenni kokku. Esimesel treenis oli see, et ta kuulus podcasti, kus peol sa käisid? See on seal T3-s. Okei, ma nägin sind seal. Ütleski, et just oli kirjutatud, tahab juurde trenni tulla, siis läheb peole ja siis vaatab sama meelest. Et see Eesti on tõesti nii väike, et nagu igal pool sa näed kedagi ja siis tasub olla ikkagi viisaks. Valvas, jah. Naerata, ole sõbralik. Marki nagu maha teha. Mina ka ikka, kui ma käin ringi ja näen, et keegi vaatab mind ja naeratab mulle ja ma ütlen, ma ei tea, kes see inimene on. Aga ma ikka nagu, jah. Praegu on ju see, et nagu huvitav, kes see inimene, sest praegu kui see osa eetrisse läheb, siis meid on üle 5000 korra kuulatud, et see on ikkagi päris palju inimesi, et võib-olla inimene on kuulanud, annab ära. Siis ikka tuleb naeratada. Mul on kusjuures isegi saladuskattel öeldud, et mingid Delfi podcastid isegi ei ole nii palju saanud nagu kuulamisi kui meie.
meie väga alustav väike beebi podcast siin on ju. See on tegelikult tugeva kogukonna märk ka, vaata. Inimesed jagavad ikka päris usinalt, et nii tore, et niimoodi kokku hoitakse. Väga. See ongi vaata see, et panen need samad 5000 inimest ühte ruumi on ja või ühte väljakule, et siis saad aru tead, kui suur see... Kui palju. Et noh, me oleme enda asjades ka alati mõelnud, et see on nagu... Kui sa perspektiivi paned, kui sa nagu üritad nagu enda jaoks neid... hulkasi ja mahtusi või inimesi nagu visualiseerida, siis saad aru nagu OMG. Ei, nagu ma mõtlesin alguses, et see 1000 on ju. See on meie esimese nädalaga 1000 kuulamist on ju. Mõtlesin, okei, et nagu 1000, see on nagu armee juba on ju. Ma vaata palju Joe Rogani podcast. See ma ei... No see ei saa võrrelda neid kahte asja. Nii algus ka, kuule sa vaata oma storysid, palju sul vaadatakse tegelikult, kui sa kujutad ette seda. Ja, aga miks mina oligi see, et miks Joe Roganit nii palju kuulatakse, sest tema vestlused on ka 0 skripti, erinevad inimesed, erinevad teemad, uudisimu. Ta ise on ka vaata selline hästi laia silmaringiga, et erinevad hobid, tervis, kuidas nagu paremaks saada, eneseareng kogu aeg. Et inimesed nagu ühiskonnas on nii stuck, leiavad omast arust mingisuguse asja, aga ei ole nagu seda arengut ja julgust ja nagu noh, võiks inimestel tuua selliseid inimesi nagu teie olete, et teil on nagu mõlemal oma karjäärid, siis ühine see kuuki, see on nagu lapsuke, siis teil on veel omad hobid ja kõik on nagu toimib hästi. Suudate reisimas ka käia. Ja siis on inimesed, kellel on võib-olla isegi nagu väiksema vastutusega töö. Siis öeldakse, et ei jõua trenni. Ma ei jaksa seda teha, ma ei jõua sinna. Minu kes küsid kogu aeg, kuidas sa jaksad? Käid veel tööl, siis teed seda Ironmani, jõuad veel teitimas käia. See algab, mul on hästi palju töökohtades on see, kuidas sa saad kogu aeg seda ühte sama toitu süüa. Ja siis järgmine vestlus on see, kuidas sa jõuad siin tööl käia, kuidas sa jõuad seda teha, sa ise vastasid juba mitu korda oma sellele. Aga mul läks 2 aastat töö juures, ma kuulsin ka neid küsimusi iga päev ja nüüd on kõik see, et fitness ja täiesti kõik teavad, et valk on oluline, kiudained on olulised, okei, süskarid ka sinna, aga mina rõhutan alati seda, et tasakaal loeb. Et ei ole nagu see, et sa ei söögi kukisid või sa ei söö mingi kommi või on sünnipäeva tähistamises ja seal oled kuskil jumala eest, peab kartma ja värisema. Ega mina ka ei ole selle fitness dieedi peale. Ja ma mõtlengi täitsa nagu, sina oled ikkagi profisportlane tegelikult ja mingis mõttes sina ka on nagu see tavaline inimene nagu miks. Siis peab olema ikkagi nagu mingi tasakaal seal sees on ja väga õige. Aga no mina mõtlen nagu ise seda, et kui sul on nagu suur ambitsioon vaata, et siis poolikult teha ei saa vaata. Et mina näiteks samamoodi sinu puhul ka imetlen tegelikult seda, et sa oled nagu nii pühendunud. Ma olen ju narkomaan, ma olen selle ala ka. Vahet ole, kas narkomaan mitte jah. Aga inimesena ikkagi sa mina ikkagi imetlen seda, et kes nagu pühendub millestki nii tugevalt, et see on nagu ma ei tea, Eestis väga palju tegelegi teist, kes nagu nii nagu sees oleks. Ma ei half-assi jah midagi, et kui ma võtan mingi asja, siis ma panen oma südame sinna sisse. Ma natuke võib-olla tahaks oma nagu seda süüd siia tuua, sest et mina olen, kui me Ammoniaga tutvusime, siis ta alles alustas seda nagu fitnessi teekonda. No jah, hakkasin jah. Aga mina olen kõrval olnud kogu aeg see, et ma imetlen Michael Jordanit, Kobe Bryantid, kes on nagu veits fanaatiliselt nagu nii obsessed, Floyd Mayweather. Kõik, kes tipus on. Michael Phelps, kõik on olnud, nad on oma selle mingisuguse niši oma karjääri nimel nagu ja need ohverdused, mis tehakse. Et Eesti sport on praegu kahjuks see, et finaalturniirile pääsemine on juba võitata. Ei ole. Või see top 10-sse jõudmine nagu profisportlastel on juba nagu see on nagu nii suur saavud. Me ei ole enam harjunud seda, et me juba teame, et meil lähevad veepalutusmiguunid. Meil on, kas tuleb esimene või teine koht, me läheme võidu peale. Seda kahjuks enam ei ole, see on ühiskonna veits nagu viga ka. Et ongi see, et tähtis ei ole võit, vaid osa võtta. Anname kõigile medalid nagu sulle meeldis. Mina päriselt mulle ei meeldi see, et kõik saavad medalid, on ju. Et kui kõik, see on samamoodi, ma vaatan mingist raamatust või mingist podcastist, kus ma seda kuulsin, on see, et see läbi, kui kõike nagu, ma saan aru, peabki tunnustama, aga kui kõiki tunnustatakse samaväärselt,
siis need, kes on nagu tipus ja pingutavad selle nimel, et tippu jõuda, siis nende jaoks see nagu väärtus langeb. Täiesti langeb ja need, kes tegelikult nii-öelda logelevad üldse midagi ei tee, siis nemad tegelikult on see, et näed nagu high fast'id ja saad nagu mida iganes. Et see tekitab mõlemas otsas sellised väga tugevad diskussioonid. See, et me tahetakse kõike selleks halliks massiks nagu suruda. Me ei ole võrdsed, inimesed ei ole võrdsed. Ja me ei ole robotid. Mõned suudavad rohkem ennast, nagu mõned ongi Elon Muskid, kes suudavadki mingeid veidraid asju teha. Mõned on veits väiksema sellega, aga nad annavad ikkagi oma 100%. Et aga see ongi see, et mis iganes, mis sa teed, mina mõtlen, et me oma suhtes ja kõiges on samamoodi, et kui midagi teed, nagu tee nagu täie hingega vaata, et see ei pea olema ainult sul ju kas tööalaselt või spordis, et see on igas asjas, et kui sa nagu otsustanud pühendada ennast teisele inimesest nagu siis pühendagi siis ennast nagu kogu täiega, et mitte see, et ma veits tunnen ennast ka selles ära, et ma olin joodikuna hea, karsklasena hea, või kui ma selle nagu boksis ma tahtsin rohkem saavutada. No sa olid hea tegelikult, tegelikult olid hea ikkagi. Mul oli see, et ma olin trennis ülihea. Võistlusel ma lagunesin laiali. Mul oligi see, et mul pool seda poisipõlve läks nagu pidutsemise ja alkoholinahka. Ma võib-olla ei arenenud kui sa oled pidevalt alkoholi joobes, sa ei arene ju tegelikult. Ja siis kui ma selle 20-ndate alguses nagu hakkasin nagu elama ja sportidega, mis ma võistlesin palju, siis ma tundsin, et mul oli nagu puudu, sest mul oli sealt seda ebakindlust liiga palju sees. Praegu ma oleks kindlasti parem. Ma vaatan Urmas Närepit teise tulemisega vaata. Siis ma olen öelnud, et 40 teeks seal mõne 20-aastase poisiga väikse matši, et päris huvitav oleks. Aga praegu ma olen ikkagi pühendunud, mul on triatlon ja siis ma tahan üle 100 kilomeetri järjest joosta. Aga üldse ei kisu nagu tagasi või? Joogi peale või? Ei, mitte joogi. Eks ikka kisub, kui ma olen vahest siin alles hiljuti läksin Spartasse, tegin vist mingi peaaegu 45 mintsa jooksu ja tegin 12 korda 3 minutit. Heavy bag, raske. Mõnus oli. See triatlon annab nii tugeva füüsilise põhja ja see, kuna ma alustasin ju boksi seal 2000. aastas, kus me noorte poistena, me ei saanud 4 kuud kindetki kätte panna. Ja kui käetseme sidemisse, me õppisime seda fundamentaalselt liikub. See on nagu nii tugevasti sisse, et ma kujutan ette, et ma lõpet triatloni trenni tõmban vähemaks, teen mõned kuud seda reaktsiooni ja olen juba päris heas kohas. Ja see pludisema ei hakka. Aga mul on üks siuke sportlik siuke asi, et 1. mail järgmine aasta ma saan 38, mis on kokku siis 11 ja mu enda kodumaja eest on Pärnu sinna Täkupossi 111 kilomeetrit. Ja ma tahaks ära joosta. Siis on kaamerad, värgid, Delfi on kohal. Paar saateautot ja ma ei tea, kuidagi tahaks selle mingi hea tegevusega ka linkida kas loomadele või laste peaasjale, et oleks päris tuus. Mis su praegune maksdistants on? Ma pole järjest jooksnud, aga ma olen 78 kilomeetrit 48 tunniga jooksnud. Tipust topin oli 24 tundi ja 53 kilomeetrit, aga ma mõtlen, et seda lihtsalt alustan ja lähen järjest, võib-olla vahepeal vahetan tossud sokid, jooksin jälle edasi. Tõmbad paar varba küüntera. Mis on ikka see raskuseks kaasas? Siuke pigem rahulikus tempos oma ette. Kuna mu sõber jooksis, Rolts, jooksis siit Laagri Selverist Haapsalusse. Siis sa ei saa kehvem olla. Ma ei saa kehvem olla, mul meeldib sõpradega nagu siuke sõbralik võistlus on nagu hea. Mis oli 1. mai või? 1. mail tahaks. See on vaba päev, inimesed saavad tee äärde tulla ja... No mina... Me tuleme kuki tagasi. See on nagu Balti ketti või? Veits juba! Medpotiga siis nagu... Tuled sina? Saate autona. Me tuleme kuki tagasi siis nagu jaksoks. See on ka see, et ja siis ma ikkagi ajan oma seda alla 10 aega täispikal taga. Nii kui ma alustasin, mul oli kohe eesmärk paigas. Lühike alla 5. Pikk alla 10. Lühike, sa tegid poolas ära? Ja 3. korraga, nüüd tuleb 3. pikk. Äkki see tuleb ka 3. korraga ära. Ja
siis on kindlalt, siis kui Tallinnas tuleb see alla 10 tunni ära, siis on kohe järgmisest päevast hakkan ette valmistama selleks 111 kilomeetri. Ja siis kui selle ära teed, siis on see boksi comeback. Võib vaadata. Äkki Mike Tysonil jälle mingi... Ei. Tahaks ikkagi täitsa nagu kui teha, vaadata, kes nagu midagi võiks. Need tulevad võib-olla ise, orgaaniliselt äkki mingi eesmärk. Midagi ei tea ju vaata. Elu pakub kindlasti midagi. Midagi huvitavat. Võib-olla fitness. Klassikaline. Sellest me Rakveres ka mõned korra rääkisime, ei rääkinud või, kui me nägime, vaata. Aga Indrek, sina oled ka meil laval käinud. Mis aastatel see toimus? Meeste bikiini. Seda meeste bikiini. See on väga ammu. See oli, kui me käime 2018 tuttavaks, oli enne seda. 16 äkki. Midagi sihukest. Mis katis sa võistlesid siis, jah? Meeste bikiini. Meeste bikiini. Meeste pikk bikiini, jah. Meeste pikk bikiini. Ranna fitness. See oli võistluskaal oli 78 kilo. Sest sa ütlesid, et pead 20 kilo alla võtnud, jah? Ja nüüd, kui ma nüüd teist korda siis nagu kulturismis, siis mu võistluskaal oli sinna 98 kilo umbes. 20 kilo rohkem. Aga kui sa tegid seda men's physique'i, siis sa olid siin Eesti Föderatsioonis, on ju? Ja siis vahetasid kulturismi, siis vahetasid, jah? Ja siis oligi mingi viimane ettevalmistus, mis mul oli tegelikult, oli kõik okei, aga lõpuks andis tervis ja natukene üleval psüühika ka andis järgi. No üks natuke mõjutsin mina ka. Deevi ka on ju, et ütles, et tema nägi seda kõrvalt, et meestel ikkagi seda väga kuiva lavavormi teha on nagu natuke teine. Ja kuna ma teen tööd nagu ka peaga, et siis performance nagu tööl ka nagu tunned, et kukub, et seda nagu aju ei tööta enam nagu nii. Siis on nagu pahasti. Ja, et mul olingi, mõtlen, kas 2 nädalat võistlustest või midagi nükest või? No midagi sihukest, jah. No see oli juba. Ja siis nagu oligi see, et mõtlesingi, et nagu ma ei saa hakkama. Mõtlesin kodus põrandal. No ma ütlesin ka, et mis sa tahad nagu, et kas me elame nagu selle nimel, et sa oled mingi shredded ja värke, ma saan aru, et need eesmärgid asjad, aga sa oled teinud ja proovinud ja käinud, et aga tahaks reisida, et see raha ka vaata, see toob mitte midagi sisse. Muidugi on absoluutselt. 180 pikk on ja, et ikkagi niuke 100 kilo shredded as fuck on ja siis on päris äge. Muidugi on, aga sellega aga see oli seda väärt? Mingitel hetkedel kindlasti oli. Mis sa sellega mõtled, et kas sa oli seda väärt kogemuseni ja et ma arvan, et sellist nagu isiksust see kujundab väga palju, sest et sa oled väga palju, oled dieedi ajal, ma usun ka Ironmanis, sa oled tegelikult iseendaga, oma mõtetega, sul ei ole kuhugi põgeneda, niisama muidu oled põgened ruumist ära, aga siis sul ei ole kuhugi põgeneda, sa pead kõige selle nii-öelda ebamugavusega hakkama saama ja ütlemegi, et ma aktsepteerin, et mul on praegu väga-väga raske. Ja distsipliini pealt teed ära. Aga mulle tegelikult tervisega oli ka juba lõpuks oli nagu keeruline, et kui selle kardiomasina peal treppi tegin ja siis on see, et ikkagi ma ei mäleta, mis mul oli, pulss tõmbas jumala lakke, puhkeseisundis oli mul niisugune 76-82 on ju, et südamel enam ei meeldinud. Päris kõrge nagu, jah. Ja, et siis tegin ära, see oli täiesti halb olla, läksin, ma mäletan, HC Gymis olin sellel ajal selles Lasnamäel, läksin riietusruumi, istusin maha, jumal, halb on alla vaata, sa oled 10 minutit kardiot teinud, on ju. Mõtled, et okei, et ei anna ja alla ju. Läksin uuesti nagu selle masina peale, kõnni, mul on nii halb olla, et ma kukun kokku, vaata. Siis läksin, tegin mingi kerge trenni ära ja siis võtsin koju ja siis hakkan mõtlema seda, et okei, et huvitav miks, et koormus on suur ja keha on väsinud, puhkeseisundis on see, et tegelikult kui sul puhkeseisundis pulss on nii kõrge on ja siis mis ta siis nagu, mis see süda lõpuks sulle ütleb on ja. Minu sul isegi nii halb, et keegi tuli juurde ja vaata küsis, kas on okei. Aga ütleme niimoodi, et meie see kukitöö on nii füüsiliselt raske, et see mitte kuidagi, see on niuke stress ka tegelikult kehal, et sa näed, et sa ei suudaks hoida seda puhkus on nii oluline. Aga kas ma tahaks seda veel teha? Jaa, kindlasti, et see on nagu mingi naljad, et mehed tahavad elu lõpuni olla tipsportlase tahata. Aga sa saad seda teha? Ei, ma kindlasti ei saa ja mul on I'm the bitch. Mul on mingi õlaga mingi probleemid ja ütleme nii, et ütleme NPC-s
ikkagi nagu meestekulturism tähendab lisandit ka päris palju, on ju. Ja siis sa loed, kuidas on see suri infarkti ära ja see, siis täna näi. Kui ma lõpetasin, siis oli tegelikult 2 või 3 tüüpi samal ajal nagu panid lusika nurka, on ju. Siin mitu tükki veel, jah. Ma kolmas ei olnud. Üks oli siis Mr. Olympia, on ju. Et sa mõtledki, et nagu, et ei taha. See on ikka päris, see on nagu karm. Ma imetlen inimesi, kes seda teevad, sest see on vaimselt ja füüsiliselt nii kuradi raske. Sest ma tean ise, ma mäletan, kui ma tegin nagu nii-öelda treeneri kava järgi, näiteks ongi 5 tundi ratast, 30 minutit jooksu ja õhtul veel ujumine ja siis ma jõuan ka õhtul koju. Siis ma olengi niimoodi, et mul on silmad on ainult teki alt väljas ja need on nagu märjad, on ju. Ainuke vesi, mis sul veel kehas veel alles. Aga mina nagu, ma tahtsin juurde seda, et sa mõtled, kui minul see nagu loobumise, et nagu prepist nagu välja tulemise otsus oli, et mul oli väga raske nagu oma treeneri Jüri ees, on ju, Leinvalt. Et ma ei julgenud talle öelda. Et sa lõpetad prepi ära. Jah. Et see ei ole nagu allaandja. Kui mitu nädalat sul oli võistlusteni, kui sa otsustasid, et sa... 10 päeva midagi. Päriselt? Siis võis väga raske tõesti olla, ma kujutan ette. Ja siis ma nägin mingi aeg hiljem, ütlesin Tõnu, vaata, nägin, et miks sa nagu järgi, et seda, hätsi nagu jah, et aga jah, et see on mul treener ees oli nagu, esiteks olid nagu süümepiinad, ma arvan. Aga ma arvan, et ta sai aru. Ma et ta nagu mõistis ja... Aga ma siiamaani, kui sa küsid, kas ma nagu mõtlen selle peale, et kindlasti ma kannan seda endas, et ma tunnen, et ma nagu failisin. Et see on küll nagu niuke... No tegelikult ma ei ütleks, et sa pigem seadsid enda tervise nagu jaa, aga no ikkagi see... Mõtle, mis sa ei juhtunud, kui sa võib-olla oleksid selle 10 päeva lõpuni pingutanud ja lava peal kokku kukkunud ja kirstuga. Kõik on ju. Kus sa sai kirstuga seda teadmisega lähetad, okei, andsid alla. Et kirstus see medal kaasa ja oi, nii tore on ju. Jah, täpselt. Võib-olla peaks medalit saanud. Ei, see kõik on okei, aga ikkagi. See ei loomuta. No nii tihti sa ei mõtle, sul pole õnneks aega väga mõelda. Ei, kindlasti ei mõtle. See saavutusvajadus on ikkagist ka väga suur, vaata. Et mul on ka praegu see, et ma olen ikkagi see märkmikuga trennis käia, vaata. Et mulle meeldib kirjamanna, mulle meeldib vaadata, et mis ma endale tegin, kuidas ma nüüd on samamoodi, et ma Tais ka, eks ole, jooksmas ja olen otsustanud, et ma tahan rohkem nagu funktsionaalsemat treeningut teha. See on südamele hea ja täpselt. Juba vastavalt vanusele, vaata naised samamoodi. Ja samamoodi on see, et selle jaoks ka pani mingi kava juba kokku, et mulle meeldib, kui nagu mingi struktuur ja mingi eesmärk ja nii edasi. Et mina ise samamoodi vaata, et ikkagi 40, nüüd on juba 3, on ju. Et menopausi poole, perimenopausega, ma ei tea, kus ma siin olen, on ju, et tegelikult vastavalt sellele tuleb ka arvestada, et kortisool muutub hoopis teistmoodi, on ju. Siis jooks näiteks nii täiega tekitab seda, et miks ma pikad jooksud ära jätsin ja ma tundsin, et mu kehale ei sobi see. Et kõht, mina saan just kõhu järgi aru, et kõht on paistes ja süke vastik ja ma ei jaksa neid kaloreid täis süüa, mis on mingi 2 tunnise jooksuga kulutad ülimõnus, vaimule ülimõnus täiega igatsen. Et nagu sina igatsed seda asja, mina igatsen jooksmist. Et pigem ei tahaks seda enam teha, aga et jõusaal ja lihtsalt tavaline jalutamine, kõige parem. Et nii hästi toimib, et... Aga Tais jooksid, aga sükse mingi 5 ja niimoodi maks 10. Ja jõhkralt tahtsin 10, et ma pingutasin juba sinna 9 peale, aga kuna mul see 8 natuke peale isegi. Et lihtsalt see külg vaata, et kuna ma kukkusin, et siis ta ikkagi andis tunda, aga ma ei saanud mitte midagi, et ma mitte midagi ka ei tee. Ma lihtsalt läksin ja pressi sinna. Mina ütlen samamoodi jooksmine, tegelikult see on nagu hästi... See on tunne, mis saad tegelikult on nagu kummaline, see on nagu selline vaba tunne. See on endorfiinid ja runner sai täiega. Et see on nagu natukene nagu ka mingi kerge dopamiini paugused kätte jälle. Et trennist nagu nii saad. Aga seal on teissugune. No ma olen rääkinud, kui ma tegin seda 48 tundi challenge'it. Viimane jooks oli, see hakkaski mul laupäeva hommikul pihta ja vist esmaspäeva ööni. Kuskil kell 2 öösel. Jooksen seal laagri taga kergliiklustee peal, laia lund hakkab sadama. 3-4 küünt on juba ära tulnud. Ja mingi hetk kõik valu kaob ära. Ja siis naerad. Mõnus on olla, vaata. See on mingi psychomooti. See on veitsus kusagile vaata mingi täiesti... Ma tahan seda järjest jooksmise puhul ka nagu tunda. Et mingi hetk läheb nagu... Sest et mul Tallinna Ironmani see maratonil 25 kuni lõpuni oli ju kohutav kannatamine.
aga see kannatamine ka nagu paneb teistsugused mõtted pähe. Jälle avab mingeid uksi, pärast hiljem on seda, ma olen seda siiamaani põhimõtteliselt iganädalaselt veits analüüsin ja just need siuksed katsumused ikkagi õpetavad nagu rohkem, kui kogu aeg õnnestud ja Ammonia sa ise ka ju 24 tundi 100 000 sammu või? Ega see ka lihtne pole ju. No mul kõik küüned õnneks peale, aga ma lihtsalt mäletan, kuidas ma alustasin seda nii kui kell lõi 00:00, ma läksin jooksma ja ma jooksin 10 kilomeetrit. Ma ei olnud jooksnud väga kaua aega. No kunagi me jooksime koos päris palju, siis sa olid heas jooksuvormis. Kunagi jah, me ikka tegime 20 ja niimoodi ka ja pool maratona. Aga ma läksin täiesti lampi, mitte mingi vormi, jooksu nagu vormi pealt jooksma. Ma jooksin ilusti sul ära, ma ei kõndinud vahepeal ega midagi. Ma läksin magama ja siis kui ma ärkasin hommikul, saad aru, mu säärelihased niimoodi valutasid, mu pea valutas, mul oli ülihalb olla. Ma helistasin vahurile ja ütlesin, et meil oli kokku lepitud, et meil tuleb see jooksmatk on ja mingi... No minul oli treeningkavasse sees, ma ütlesin, et tavaid tule kaasa, 3 tundi. 5 minta kõnnime, 5 minta jooksame. Ma helistasin, et kuule, ma vist pean nagu cancelisse panema, et mul on nüüd nii halb olla, pea valutab, sääred valutavad, pekkis on ja siis sa ütlesid mulle, et ma ei mäleta, mida sa ütlesid. Ühesõnaga, et see ei ole nagu üldse aktsepteeritud jutt praegu. Et pane riidesse, võta valuvaigisti, ma olen varsti seal. Ma ei tea, kellega ma räägin. Ma mõtlesin, et ma hakkan nutma, aga ma ei vaidnud vastu ka. Mõtlesin, okei. Võtsin valuka, panin riidesse ja me tegime 3 tundi seda kuradi jooksmatka. Sa nautisid siis. Aga see oli tehtud, siis mul oli juba mingi 52 000 sammu kirjas. No sealt tuleb väga palju sellest jooksmatkast. Me tegime... Mitu kilti sa kokku said? Sealt tuli ka päris mitukümmend ikkagi, peaaegu 3... No palju ikka, aga siis ma magasin pärast jooksmatka natukene. Ma tegin seda magneesiumivanni ja siis ma veel tõin ka sulle veel seda kõndisin lõpuni, ma pidin vahepeal käima kodus kella laadimas ja siis ma läksin uuesti, aga lõpuks ma olin paratsetamooli peal ja ma lõpetasin kuskil seal Reidi teel mingi 20 something sai mul 100 000 sammu täis. Jõhker, põhimõtteliselt 24 tundi väikeste sõidupausidega. Magasin 2 korda magasin, ütleme selle aja jooksul, tegin vanni, jooksin siis mingi osa sellest, kõndisin ja mul tuli vist mingi peaaegu 80 kilomeetrit tuli siis 24 tunniga. Aga kui sa võtad niimoodi, et kui tahaks tahtnud kõndides selle teha, siis oleks pidanud terve aeg põhimõtteliselt kõndima. Jõhker. Aga sa tead seda enam-vähem siis, et sa pead vahepeal jooksma ja? No ma arvestasin et palju mul kõndides nagu see aeg on, et palju ma distantsit suudan kõndida ja ma teadsin, et kõndides ma ei tee seda ära 24 tunniga nagu. Või siis on see, et ma peangi non-stop nagu ilma une ja kõigeta tegema. Et ongi 00-st hakkan või ma ei tea, magan hommikul mingi 4-5 ja siis panengi 00-ni lihtsalt korrad ei anna minna. Aga ma käisin niimoodi, et ma kõndisin, vaatasin mingi tankla vaata, võtsin mingi süüa mul oli kalorikulu meeletu. Mul ei ole mingi 5000 kalorit näitas mul see ja ma uima suutsin seda süüa täis tegelikult. Ma võtsin mingid jäätised asju vahepeal tee pealt. 5000 on isegi minul võimatu täis süüa. Väga raske puhta toidu ammugi mitte. Kui mina tegin turismi, siis minu kaloraaž oli 5000. Ma mõtlen ka, et mina võiks vabalt 5000 süüa. Sul peab hea sisikond. Aga mitte puhast toitu. Mitte puhast. Mul on ka pudru 1200, aga maapähkli võiga haibin selle üles. Jah, ma paneks ka maapähkli võid täie rõuaga lihtsalt nagu liitiks. Aga seal on mingi hetk tuleb see, et see on rasv ju. Sa ei suuda seda süüa mingi hetk enam ju. Ta on nii, et sa saad seda mingi hetkel süüa, aga kõht on nii täis. Mina suudan. Tegelikult. Ei no kindlasti, kui mul tuleb hooaja lõpp, siis ma teen selle 10 000 kalori challenge'i. Ma võin vabalt osaleda. Teeme. Ma teen teile siis selle väga hea. Sina teed menüü. Ja mina võin teha, ma teen teile kohe, mul on üks brauni põhjal see maapähkli võiga ja karamelli kreem. Mina filmin ja võin pärast kaussi hoida. Katja, siit pane pausi ära kuula. Ei, off-seasonil, kuule, kui meil oli jutt Ammonia. No ma lõpetan hooaja mingi juulis kuskil. Suvel. Aga meil oli, me Pärnus Timmo ja nendega arutasime, et kui Ammonia saab pro-kaardi,
siis ta peab off-seasonil pulkima ennast 70 kilole. Ei, mina ei ole öelnud seda. Oli jutt! Oli küll, sa pead suuremaks minema. No siis ma pean küll mingi kangema selle trenni kokteili peale minema, aga seda ma ei taha. Kuule mulle teeks kreatiivi. Leedu kreatiivi. Leedu poisid on head suured ju. Mulle just viskas Instas ette mingi. Kõik Mexican supplementide peal, siis me oleme Leedu supplementide peal. Seal on mingi tehas või? Ma ei tea, vaata selles FitLab kapis on ju olnud, et noh, see on ju puhas liiga, aga need Leedu poisid on mingi 4 korda suuremad kui need Eesti poisid on ju. Et noh, ma ei tea, mis see puhas liiga on ju kogu aeg ju jutumärkides. See on hea virtsa peal kasvanud. Tahaks ka need Leedu supplemente jah. Aga suhete koha pealt ma lisaks tegelikult veel ühe asja. Et kõik nii ilus ja roosiline tunduks, siis üks asi, mis on eeldamine, mis tuleb väga maha nagu matta, et ära kunagi eelda, vaid et räägi, küsi. Et see on tekitanud meil palju nagu niukesi, me mõtleme, et mina tean, millest sina räägid ja sina tead, mida mina räägin, aga me räägime täiesti erinevatest asjadest ja lõpuks on see, aga miks me kohe ei rääkinud sellest, et enne, et me räägime samast asjast või mingist teist asjast. Ja, et see on nagu kommunikatsioon on ja mis paljudel inimestel on puudu, et ma vahest kuulan mingid naised räägivad mulle, kiruvad oma meest ja siis ma nagu küsin, et aga kas sa ütled talle siis ka, ei no mis ma talle ikka ütlen? Miks ta mõtleb? Ta peaks aru saama. Mida ta varem? Selle kohta on ju see mingi hea nali, et mehed kuulevad naise jutust, nad kuulevad siis nagu 50%, nad kuulavad sellest 25%, suudavad lahti mõtestada 5%, et teie jutust 5% jõuab kohale. Sest seal on nii palju. Teile ütles, et ma ei viitsi seda nagu viktoriini mängida. Mis sa mu käest ootad? Ja mulle meeldib Indrekuga mängida, talle üldse ei meeldi. Mul on see, arva ära, mis me nüüd, täna oli ka mingi asi see, et arva ära, mis see nüüd on. Nii, lähemal soe, aga no tavaliselt on see mingi, et ta ja näeb või midagi, mingi asi oli, mis me täna ütlesin sulle. Mis asi, ma tegin ütle mulle täpselt, mis on. Kuidas sa ei tea, et sa pidid seda tegema? Kas sa ei mäleta, sa ei kuulanud? Üleeile oli ka, ma just rääkisin sulle, miks sa meelde jätab. Mul on vaja endalt maha saada, vaata see mental load nagu no. Et no palun tee siis, ei talle jää meelde. Aga kas sa teete seda peegeldamise praktikat ka, et näiteks ma olen kuulnud, et see tegelikult töötab, et ongi, kui inimestel näiteks mingi kommunikatsiooni rike võib-olla, et siis sa räägid talle mingit asja ja tema vastab sulle, mis tema nagu info sai, mis ta sellest aru sai ja kui see ei kattu, siis sa saad nagu uuesti võib-olla teistmoodi korrata talle, mis sa mõtlesid on ja, et vahest ongi, et me mõtleme, et me räägime midagi, aga teine inimene saab hoopis teistmoodi aru, aga siis ütle siis nagu talle tagasi, mida sa mõistsid. Ja vahepeal teeme seda, et eriti mingitel hetkedel, kus ma tunnen, et võib-olla sa ei ole kas 100% kohal või mõnikord nagu teistpidi on, aga tihti just mina, et kui ma räägin, siis ma võib-olla räägingi liiga palju asju, et ütle mulle nüüd, kuidas sa aru said jah, et mis sa siit kaasa võtsid sellest paljusest jutust on. Ja tegelikult on üks tipp on veel, et nagu mis ma alguses kohe vaata ütlesin, et kui meil ka mingi erimeelsus on, siis meil ei ole mitte teine teise vastust, et tihti inimesed hakkavad ju üksteist nagu vastandama, nagu võitavad üksteise vastu, et meil on nagu mingi olukord on, et meil on selle olukorra suhtes on meil probleem, mitte teine teise. Ja, et ma ei pea hakkama välja kolima, vaata. Kui ma vihastan sinu peale või ma vihastan selle olukorra peale. See on hästi oluline, et oleneb, kus sa tulnud oled, et mina just tulin nagu sellest olukorrast täpselt, et kõik on nagu minu vastu ja siis mul oligi nagu see, et okei, et ma ei tea, mis nüüd teha. Kui midagi ei meeldi, ma olin see olukord. Ja, et nii on palju lihtsam nagu edasi minna ja probleemi lahendada tegelikult. See ongi see, et teil on ju omavahel on asjad nagu korras, kui probleem tuleb väljaspoolt, siis tuleb see väljaspoolt probleemiga, mitte üksteist hakata sõdima nagu või nagu noh, sina tegid, see on sinu otsida, et kes on süüdi see ei ole ju enamalt on üldse oluline, et pigem on see, et nagu kuidas see olukord ära lahendada. Ego on ka ikka väga suur asi, mis tuleb alati alla suruda tegelikult paari suhtes. See ühel meist on ikka väga suur. Nagu sellel suurel mehel meil siin. Aga tegelikult ühe laua andes kummalgi tegelikult ei ole väga siuke ego. Ei ole jah. Sina küll ei kakka niimoodi. Natuke on, aga minul meil mõlema. Eks meil kõigis ego on. Ei, kindlasti on mingil hetkel, aga pilve pealt alla vahepeal on tulema. Minul just meeldib see suhtes ära kaotada. Sulle meeldib ära kaotada, et sa unustad ära. Ego lihtsalt nagu kuidagi, ma ei pea seal ju, ma ei pea võistlema. Ma olen ainult ju, ma tahan olla see, kes on nagu olemas kogu aeg.
Ammoonia võib sellest nagu rääkida, et nagu ma ju olen nagu tööl pidanud olema nagu see mees on ja kes vastutab asjadest, siis ma olen tulnud nii palju koju öelnud, et nüüd sina otsustaja tee ise, mulle meeldis see on ka sarnane, sina ka ma tahan lihtsalt, ma tahan tulla siia koju, mul on see, ma usaldan sind nagunii ma ei tee halba valikuid ja see ei ole see, et ma ei tea, püksid oleks sinu jalas või värki, ma olen lihtsalt väsinud. Kuningas on väsinud, kuninganna peab ka hakkama saama ja kui sul on tugev kuninganna, siis ta saabki hakkama ja ta ei võta seda niimoodi, et mul mees on nüüd mingi siuke ja mingi tussuke seal kodus või mingisugune soiboi. Ta lihtsalt on väsinud ja tal ongi, kodu ongi see koht, kus puhata ja suhe ongi see koht, kus sa nagu puhkad ja ennast kehtestad kuskil mujal. Sa ei pea ennast suhtes, mees ei pea ennast suhtes kehtestada. See ongi see, et sa hakkad nagu ongi teist inimest nagu kuidagi nagu bashima ja täiesti nagu üle sõitma. Nagu mingi võimu näitamine, et see ei ole ju see. Vanemaks saad, siis mõtled ka, mind aitab küll hästi palju, et mis iganes mingi eriarvamus on või ego tahab peale tulla, siis mõtlen, see ma juba nii palju vana, et nagu miks, mul ei ole aega selleks, et ma olen nii palju hiljem ta leidnud, et ma ei ole 20, et mul on aega siin päevi jonnida, vaata. Pilt on aga et ei ole see on nii õudne meil ei ole üldse seda, et nagu see mingi mängime nüüd nagu ja keegi solvub midagi ja kusjuures minu arust nagu meil ei ole ka seda, et me kumbki ei ole tujutseja et ütleme nii, et mina ei oska jonnida ka sina ei jonni ja mul on teine kord on see, et mul on halb töö, et siis Teevi teab, et pole mõtet tarkida, vaata, et las ta olla nii ongi. No minul on ka vahepeal täna ka pea valuta, siis tal on vaja mingit nalju teha, ta teeb nalju ja see on tegelikult äge ja ma hästi hindan seda, aga vahepeal ma olen lihtsalt nii väsinud, ma ei jaksa ja tegelikult on, täna tegid ka mingit nalja, mina on see, kes kord aastas teeb nalja hästi korralikult. Peas, et ei ole see, et sinu naljad ei ole ammu naljakad, aga ma teen ikka edasi. Ma teen ikka täpselt, see on ka nali, kuidas ta aru ei saa. Minul pigem see, et jääb kordama luupima mingit nalja, vaata, siis ta tahab ikka mul ma olen zoonis, ma naudin. Täpselt reaktsiooni saada. Sa tead siis, jah? Ei no, meil ei olnud ka korragi seda, et pilt on, häält pole, vaata, et ma ei ole ka see, kes suudab enda sees nagu mingit solvumist hoida või et ma siin umbes olen ja mossitan ja siis teine peab käima ja silitama põlve, et kuule kallis nagu anna andeks, vaata. Kui mulle midagi ei meeldi, ma ütlen ja ma ütlen seda normaalselt nagu austusega, ma ei lähe nagu siuksesse. Ja siis mina olin see vend, kes tavai tule istuma laua taha. Klatime selle asja. Ja no enne ma ei harjunud mingi nõude loopimist ja uste pautamist. Ja siis ma olin nagu, et niimoodi lahendatakse. See on okei. Tegelikult on täitsa normaalne lähenemine. Aga tegelikult see on väga oluline, et mees ka räägib, et Indrek oli ka minu elus esimene, kes tõesti nagu ongi, et räägime ja et räägime ja just see, et on oluline, et ma ei ole sinu vastu, vaid meil on see issue, et tegeleme. See on nii lahe, et meil on ikkagi väga sarnased põhimõtted elus ja vaated. Sellepärast me matchimegi. Ma just tahtsin öelda, et sellepärast ongi. Meie imetleme sinu seda sihikindlust ikkagi ja pühendumust. Äge. No teil ka, mis siin salata. Me kõik oleme oma siin on paljudel inimestel palju mida imetleda. Ma arvan, et siin saavad väga paljud mingisuguseid jälle mingid väikseid killukesi, mis neile sobib. Ongi tehke märkmeid, võtke oma kaaslane sinna laua taha ja rääkige. Naine räägib natuke rohkem, sest me saime aru see 5%. Mees teeb märkmeid samal ajal, mis ei kuule niisama. Aga võib-olla hästi oluline ka see, et nagu koos peab nagu lõbus olema. Elu ei tohi liiga tõsine olla. Et ongi see, et kui tegelikult on nagu tõsine, mis iganes asi sul, kui see elu on liiga tõsine, no fucking boring. Siis kaabki see nauding. Sära ja kõik asjad ka. See on nagu töö juba, tegelikult mitte nagu vahas mõttes. Meil oli ka see, et isegi kui ma Ameerika tankla taga oleks nagu ammooniale peale pissinud, siis me võtsime ikkagi seda ka nalja. Mis mõttes oleks peale pissinud? Kas ammoonia sinna saad pissimise hetkele? Tanklas tegime peatus, aga see oli maha jätud tankla. Me tahtsime mõlemad vetsu minna. Keset mina läksin ühelt poolt tanklat, Vaho läks teiselt poolt tanklat, aga seal oli kott pime. Ja siis ühel hetkel nii, et me olime tegelikult kõrvuti. Ma ei tea, kas nagu autod sõitsid seal teiselt poolt, et me nagu ei kuulnud, et me oleme kõrvuti. Mina astusin kellegi sita sisse seal veel. Niimoodi, et mul olid uued Air Maxid jalas. Ja mul oli nagu see tallamuster oli täis nagu välja. See oli täiesti, kuidas me paime mingi 6 kilekoti sisse. Ja see ikka aisus autos. Ausu mind ma piidin selle. Ma astusin Maltal koera sita sisse niimoodi, et mul oli aukudega alt plätud. Naigi plätud aukudega.
sellele eelnes kõige parem, et see oli mingi promenaad, me kõndisime, ma tahtsin alla mere äärde minna, ütlesin Indrek, lähme sinna, ma ei taha minna, ma ei viitsi minna, aga siis ma asun sita sisse, me pidime minema sinna, see oli määratud. See oli nii hea, aga kujutad ette, et ma pidin selle nirtsuva jalaga, nii et see sinu. Ja. Aga me läksime need tossed pesema veel kuskile pesumajja. Istusime seal. Vaata USA-s on need pesumajad, kus sul on need kõik kuivatid masinad koiniga seal teed. Panite selle pesumasinasse või? Istusime, jah, tossud pesumasinasse. Ei, too trip me tegime neid pesumaja külastusi päris palju, jah, sest me olime mingites erinevates motellides. Me olime on the go, jah. Ja need on minu arust nagu ülihea road tripid ongi selles suhtes Ameerikas, et nagu seal ongi need pesumajad. Sa ostad sealt kuradi poest enda selle terve kana. Aga peab nagu Tai vaata, et sul on kogu aeg olemas mingid pitstopid ja samamoodi need pesumajad ja asjad, vaata, et üli mõnus. Nojah, ja see, et me sinna kõrbe ja sinna tanklasse jõudsime, see on see USA saate. See oli päris huvitav, et me olime vist 6 kuud koos olnud ja siuke 2,5 nädalane reis, kus oli väga palju jama, aga me võtsime kõike naljaga. Ja see aitab tegelikult. Aga see varem näitaski ära, et okei, me olime veel väga kaua siis suhtes olnud, et kurat, see nagu minu inimene, et me ei läinud seal ka tülli ega midagi ja sa näed ju ära, kuidas nagu hädaolukorras ka inimene vaata käitub, kuidas ta probleeme lahendab, kuidas ta nagu, mis saab, on ju, et kui Vahar oleks seal mingi, ma ei tea, nutab selle otsa roolist, ma oleks minu pekki, ma võtan mingi kringosid asemele ja ka, ja no seal ikkagi üks kord oli, kus ma ütlesin, et mina autost välja ei tule, ega sa ise ka ei tahtnud saada autost välja tulla. Jah, USA-s on mõned kohas ikka hirmus. Mõned kohad on hirmsad. Venemaal ma mäletan, ma kunagi käisin Peterburis ühes mingis turu all keldri mingis kohvikus, kus vennad istusid seal pitsi taga. Seal ei olnud nii hirmus kui LA downtown, kus sa näed otse kõrvale risti on ainult telgid. Siis see oli see koht, kus ma ütlesin, et mina siit autost välja ei näe. Ja vaadata see parem praegu on. Oli seal ja nükis isegi vist pidi olema juba parajalt siuke seal oli jah, ma isegi julgenud tõsta nagu telefoni kaamerat, et seda filmida või pilti teha, sest ma kartsin, et äkki nad näevad ja vaata, nad on mõned ikka täitsa ju saikarid. Me sõitsime eemale ja siis nagu eemalt vaatasime seda olukorda. Nagu see oli päris kurb ja see on ka aastate pikkuse demokraatia tagajärg. American Dream, missugune on, kõik tahavad minna. Pole see tegelikult jah, see American Dream on vale, ärge uskuge seda. Ja see on väga raske töö tegelikult. Seal on kindlasti võimalusi, aga ma usun, et see on palju raskem tegelikult läbi lüüa. Muidugi. Ja kogu see süsteem seal on ikka... Kui sa oled endas selgusel, ise kindel, mida sa teed, kes sa oled, siis sa oled seal läbi. Aga kui sa oled kahe vahel pendeldad, siis on nagu kahtlane ja sest seal samamoodi, kui sa oled raskes olukorras, seal keegi appi sulle ei tule ja siis sa oledki üksinda. Seal on 90% nendest on ju kodututest on, kes on tervisega hätta jäänud ja siis sellest võlgadesse. Ja seal inimesed, seal on kuskil poole aastaga tõmmatakse sind nii nulli ja me võime veits tänulikud olla meie süsteemi, kirume seda, kui palju tahame. Ja kui sa ei ole näinud seda, sest ärge minge Ameerikasse või kui reisilasse jah, reisilasse et ai on täiesti tul kaasesse taikad on nii sõbralikud, me veendusime jälle nagu nii sõbralikud ja abivalmid on tõesti ja nad ei ole see Ameerika keep smiling või mingi üldse nad päriselt tahavad ja nad on õnnelikud ja nad tahavad sind aidata, sest vaata seda ütles meile Bangkokis 80 midagi onu vaata see best friend, kes ma leidsin bussis jah Indrek istus ta kõrvale. Mingi vanem mees istub bussis, vaata mingi niuke buss ka, mis on mingi ikka aastas 60 aknad keeldud. Ja mis tal see käigukang oli mingi siukad, nagu veoauto oma üliäge. Istub seal, ma istun sinna kõrvale ja siis paid käe põlvele. Järsku tüüp hakkab rääkima, et inglise keeles, et oi, et tere ja mis teete siin ja kust tulete ja mis ma esitaks keelt, kuidas sa üldse inglise keelt rääkida. Mis on nii vana, ja siis oli, mis ta oli 82, terve elu Bangkokis elanud. Rahvusvahelise ettevõttes töötanud, sellepärast inglise keel hea.
ja siis ta ütleski, et taikad on sellepärast sõbralikud nende usu pärast, budism on ju. Nad ei taha halba elu siin elada, et nad peaksid uuesti tulema, et uuesti elada. Et hästi huvitav täpselt, soovi teisele seda, mis sa tahad, et sul oleks. Vana hea. Vaata, mina pole ka Aasias käinud, et võib-olla ikkagi siis vaatab ja on. Ja võib-olla siis selle Taiboksi laagri selle ära tegemises. Jah, meil on hotelli lähedal kohe. Praegu põld tegi siukse raksu selle peale. No saab terveks selleks ajaks. Aga mul on siis, ma arvan, et siuke lõpuküsimus, sest et me oleme siin päris kaua istunud. See on maraton see. Mis on midagi, mis te tahaksite rahvale siit nagu kaasa anda? Kuna meil on siuke kohati nagu eneseabi see podcastiks juba kujunenud, me nagu õpetame läbi oma kogemuse ja anname siis inimestele nõuandeid, on ju, et kuidas paremini, kuidas nagu saaks, on ju. Et mis on, ütleme, 1-2 asja, mida te annaksite siit inimestele kaasa, mis oleks siuke meelde jäävalt võib-olla jääks kõlama nende kõrvu. Tuleb kohe siuke puusalt. Suhtes ütleks ma kohe kommunikatsioon kindlasti. Tegelikult ma ütleks ükskõik millistes suhetes, vahet ei ole ema, lapse ja inimesed tööl ja kõik suhted on see, et kõik probleemid, mida mina näinud on tekkinud kommunikatsioonis. Enamasti puudulikust ja aga mina võib-olla ütleks siia juurde, et vaata, et kuna see maailm, kus me täna elame, et on illusioonide maailm, on ju. Et inimsuhetes võiks jääda selleks, kes sa tegelikult oled. Et ma mõtlen kõik nagu head suhted, mis mul on sinuga või heade sõpradega, et need ongi tegelikult head sellepärast, et need inimesed kõik on nemad ise. Pole mõtet on ju teeselda, et sa oled keegi, kes sa tegelikult siin on see koht, mis ma ütlen, mida mehed teevad väga palju valesti. Suhet alustavad overachievides on ju, et üritavad nagu nii palju pingutusi teha ja sa aasta pärast või isegi poole aasta pärast ei tee neid pingutusi enam, siis naine on nagu niimoodi, et sa olid ennem selline. Muidugi ma pidin ju algusest peale pingutama, ei pea, ära pinguta alguses. Täiesti, pigem võib-olla tõmba isegi tagasi, et sul oleks pärast midagi rohkem pakku. Kuhu liikuda. Ja, et oleks arengut. Jah, see on väga ilus. See on väga ilus, ma arvan. Ja jah. Aitäh, et kutsusite. Aitäh, kutsusite. Te kutsusite meid siia. Meil on siis varsti teiega üks ka siuke projekt nagu plaanis, et sellest me praegu veel see episood nüüd tuleb märtsis, aga me räägime sellest hiljem. Ja räägime. Ja mul on hea meel, et te olite nõus tulema meie esimesteks külalist. No puhas au. Väga tore. Aitäh, et kutsusite. Järgmise korrani. Jah. Nii ametlik kui suhe. Moodi on saab. Nuki. Ai, ma katki idee. Aitäh. Ciao. Ciao.